ja mingi hetke pärast ilmselt me oleme laivis. Juba oleme. Ei ole. Oleme. Näitab. No aga siis nüüd, vaat nüüd me oleme laivis. Kuulge, aga imearmsad, tere õhtust kõigile ja nii tore kevadine õhtu on täna, et me siin juba peisitasime terrassil. Saime megaprotseduurid Anneli käest, kelle me tegelikult täitsa tõmbasime niimoodi puhkepäevalt ära jah, sest et ega muidu ei saa ju häid protseduure, kui sa parimat lümfiterapeuti ja mudamaadlerit enda juurde ei kutsu, aga kuulge, küsime korraks, kas meid on ikka kuulda ja näha või on siin? Ja siin on juba 10 vaatet, et näha on, et ma ei pane siia häält, et muidu tuleb see kaja. Et praegu, et mina olen veel täiesti nagu tudune, sest et mina tulin just Anneli laua pealt, et ma panigi teki selle pärast ümber, et seal oli hea termomuda protseduuril, et ma väga soovitan seda Anneli käe all saada, mitte midagi pole öelda. Aga kogu see meie kokkusaamine oligi selles, et kevad on juba käes, suvi läheb kindlasti lennates ja rutakalt ja noh, nii nagu see suvi ikka läheb. Aga meil on sügiseks siis omad plaanid. Hashtag on meil termoteraapia. Sellest me räägime täna ka eetris, aga tõepoolest selleks, et teha üks hea koosolek ehk teha head tööd, siis tuleb enne korralikult puhata. Sest kehatoa üks põhimõte on see, et me ei puhka peale tehtud tööd, vaid me puhkame selleks, et olla laetud, olla, ma ei tea, vormis, triksis ja traksis selleks, et pakkuda teile parimaid palasid, sest et ülejärgmine, 11. aprill on meil Mokos superlaager just ja selleks, et teha superlaagrit peab olema suurepärases vormis. Ja mina olen õnnelik, et ma sain nõusse, et Riina ja Anneli tulid Tartusse, sest et ma Alepi ülikooli olen nüüd näinud, et siin Tartus on ka väga hea siuke vibe, kui öelda rahvusvahelises keeles ja tüdrukud käisid kohalikus kohvikus ja me käisime nagu Pariisis, et ma tegin Riinale ka Tartu linnas ekskursiooni. Selgus, et ma ei ole üldse kohalik. No näe, et selles mõttes, et me tõesti oleme täna Tartus, et ma spetsiaalselt olin kodus täna Tartus, et kui ma sain teada, et Anneli võtab veel mind laua peale, siis ma olin veel eriti selline äreval. Ja mind ootab veel teki ja muda termoprotseduur. Ja sauna teeme ka veel täna õhtul, et meil läheb siin pikalt iluprotseduurid. Aga kuulge, aga siit kohe ka üks vaataja küsimus, sest et meil on ju tavaliselt kombeks mida teha? Õige, auhinduloosiga. Kas te tahaksite teha siukseid mõnusaid naistekaid erinevates ägedates Eesti linnades ja mitte ainult linnades, kus on natuke naisi, palju protseduure. Aga palju protseduure ja. Absoluutselt ja kui te juba vastate ja, siis pange kindlasti geograafiline asukoht ka sinna juurde, et siis me teame, kuhu oma autoninad järgmiseks sõiduks ja olemiseks sättida. Aga tead, miks natuke naisi või? Sest meil on iseloomud nii suured, et lihtsalt ei mahu meiega üteru. Ma arvan, et see natuke naisi tegelikult ongi vast sellest, et me teeme ju sellel hooajal nüüd kevadel ja suvel ju päris palju suuri laagreid. Meil tuleb praegu aprillis suur laager Mokol ja siis meil tuleb juulikuus ja meil tuleb augustis, et 3 suurt laagrit on paigas, sinna vahele tulevad ka väiksemad linnalaagrid, mis meil on. Ja mudapäevad tulevad, no ja sellest ma oota nüüd, ära nüüd turma! Mina teadsin, et mul on puhkus, nii nagu ma olen see töölisklassil, mul on puhkus mai ja juuni, aga tulin juba siia, siis juba öeldi, ei ole puhkust, et meil on mudasuvi. Mõtlesin, aga teeme ära, kui mina saan ka protseduure, nii et ma võin teha mida iganes, peas, et ma ise ka saan protseduure. Ühesõnaga, hashtag on see, et on siis termoteraapia, mudateraapia ja muud asjad ja läks jälle nii nagu alati, et hoiame igaks juhuks mai ja juuni vabad, et saab siis puhata ja mängida ja vot siin me siis nüüd olemegi. Kuulge, aga ühesõnaga tulistage, millises kohas võiks neid täitsa erinevaid tuleb praegult. Kas Võru tuleb ka? Võru tuli. Tuli ära? Ja Kristi pani kohe Võru, et väga äge. Sellised väiksed kohad, kus me ei ole tegelikult käinud, et need on väga-väga teretulnud tegelikult. Kas keegi paneks Narva Jõesuu ka? Kuressaare tuli.
mis on nagu teistmoodi? pange Narva-Jõesuu ka palun. Rapla, Paide, Türi. Kuulge, aga vinge, ühesõnaga tulistage seepärast, et auhinnad on meil, kus meie auhinnad on? Aga siis näita. Anneli jääb kõik endale. Ja ära anna mitte teistele, just. Okei, kuulge, aga tulime kokku siis selleks, et tegelikult meil on päris palju küsitud tekist ja meil on küsitud mudast ja meil on küsitud kortisolist ja detoksist ja kõigest muust ja need teemad sai ka juba enne eetrit paika pandud. Küsimused, ma võtsin arvesse need, mis olid juba sinna kirjutatud. Tegelikult alustame detoksist, sellepärast, et ainult laisk praegu ei tegele kehapuhastusega, sest et on kevad. Ja näitas ka meie Pärnu laager, mis meil oli loodusteraapia laager, on ju, kogemuskoolitus õigemini. Siis me ikkagi jõuame sinna, et millega on kõige parem keha puhastada, aga mis on kõige parem, ma ei tea, see toidulisand, aga kuidas saab soolestikku puhtaks. Aga kuidas see teine ja kolmas ja neljas ja minu kõrval istub siis veel kord kordan. Eesti ainus adekvaatne lümfiliigutaja, mudaterapeut, termoteraapia terapeut, mida iganes veel terapeut Anneli Habonen ja praktiseerija Nelli. Seega räägime selle detoksi veel korra läbi nii, et ta oleks selge, arusaadav ja alustaks siis sellest. Ma vahemärkusena lihtsalt ütlen, et just Anneli kohta, et tõesti, et kui ma kirju saan ja ma soovitan lümfiterapeudi juurde minna, siis ma saan kohe nii-öelda nagu vastuse või tagasisidet. Aga ma olen käinud, et ma siis alati küsin, et kelle juures sa käid. Võib-olla mõni on tundnud, et ma olen nagu arrogantne olnud, et öelnud, et et ma olen nagu teinud seda isikut maha, kelle juures on käidud, eks ole. Ma ütlen niimoodi, et tavaline massöör ei ole lümfiterapeut, kui ta teeb lümfimassaaži. LPG-s kui käite, siis ärge käige seal, kus ei ole päris lümfiterapeut ja nüüd te küsite, kes on päris lümfiterapeut, siis ma ütlengi minu vasakul käel üle Riina on lümfiterapeut, keda usaldada. Et selles mõttes, et uskuge mind, et jõuda sinna, kus me täna oleme tegelikult jõudnud oma teadmistega, siis me katsetame erinevaid spetsialiste läbi. Et me ei lähe ju spetsialisti juurde, ütleme, et ma tulin ju vaatama, mida sa teed, et kas sa teed õigesti, et me katsetame, et saada seda adekvaatset infot. Ja mina olen tänulik, et mina olen Anneli juurde nagu jõudnud, et selles mõttes, et kui te tõesti tahate käia lümfiterapeudi juures, ta on küll Pärnus ja ta käib ka teinekord külakordasid käima. Muudesse linnadesse ka, aga võtke see aeg, eriti suvel või millalgi, et käige Pärnus Anneli juurde, et te saate adekvaatset infot, ja see ei ole nii, et neid lümfe nüüd 30-aastaseid kimbutab või 40-aastaseid et see hakkab ka sellisest juba 15-aastasest pihta, et lihtsalt nii on täna. Aga tead sa mis, see on siit väga hea sisendi, et ma korraks tulen meie jutu ajamise juurde. Me istusime väga udupeenes kohvikus, mis iganes kohta nimi oli. Aitäh sulle. Ja just rääkisime ka sellest, et kui sa kusagil näed ilusat kirja, et sulle pakutakse lümfimassaaži või lümfiteraapiat, äkki sa kommenteerid korraks, et võt me eetri panime juba ette ära, need on ausad jutud, on ju, et see ei ole nüüd arrogantsus või ülbus või üleolek, aga võib-olla ka on, vahet ei ole, see on meie eeter, kellele meeldis segada, on ju. Et käime korraks selle koha veel, et mille poolest ma saan aru, et see inimene nüüd on lümfiterapeut ja see inimene ei ole lümfiterapeut ja kelle juurde viia oma keha selleks, et saada lümfid puhtaks nagu kevadine kasemaga. Noh, ütleme selle, kui lümfidega on nagu probleemid, et kõige lihtsam on see, et kui otsite lümfiterapeuti, siis üks on see, et vaadata kutseregistrist, kas on kutsetunnistused ja siis sealt hakata omale siis välja otsima. Sest et selge see, et mina ei jõuagi nagu kõike nagu üksinda teha, on ju. Mis mõttes? Ei, see on otseses mõttes. Kas sul pole 24 tundi ööpäevas? Ei ole, see ei jõua. 24 tundi mahub 12 inimest tahab. Loomulikult. Et see on nagu üks selline lihtne viis, et kuidas leida endal lümfiterapeuti. Teine asi on see, et kui te otsite, vaatate, keegi paneb reklaami ülesse,
teen lümfiteraapiat. kui tal on toodud sinna kirjutatud juurde sinna, et mis see siis sisaldab, siis mõtelge, kas teil nagu on päris seda vaja või ei ole. sest tihtipeale on see. räägi avatud kaartidega. no räägi see lugu, mis sa mulle rääkisid, sa ei pea nimesid nimetama, aga kõik ka nimetavad. ei, ma nagu ei teagi, ma nagu nime ei teagi. et lihtsalt, et oli, et Salong pani välja, et tema teeb lümfiteraapiat, kui ma hakkasin lugema seda juttu sealt, siis ei olnud seal nagu lümfiteraapia, sest lümfiteraapia iseenesest koosneb paljudest asjadest ja üks ainuke väike osa on seal lümfimassaaž. vot täpselt Jah. väikene. et see, kui me teeme siin neid detox programme ja see, kui mul ei ole vaja päris seda lümfiteraapiat koos sidumist ja koos igasuguste muude asjadega teha. kaasa arvatud tugisukad ja mis jah. sul kõik veel sinna juurde käib. kõik need on ju, et kui inimesel ei ole sellist väga suurt probleemi, siis ma ei pea neid siduma, et ma saangi teha lümfimassaaži. aga boonuseks on lihtsalt see, et ma tean natuke rohkem sellest kui tavamassöör. kas ma võin siia juurde panna veel ühe momendi, noh, ausad eetrid või ausad jutud eetris meil on alati olnud otsekohased ausad. me ei keeruta. ei keeruta jah. kas ma võin siia nagu panna sellise koha sisse, et massaaž on küll noh, sihukene osa sellest lümfiteraapiast, aga kõige suurem osa, mis eristab, ma ei tea, seal massööri ja ma ei tea, mingi muu spetsialisti lümfiterapeudist on see, et terapeut tuleb ravima inimest. et ta võtabki seda tervislikult. täpselt nii on ju, et ei ole nii, et tädi tuli, ütles, et näe, jalg turses on ju, äkki mul on siin lümfiprobleem on ju. ja siis spetsialist ütleb, et ja siia vaja teil tugisukka, tšaupaka, näete riiulist, võta number 67 on ju või mida iganes on ju. ei, sina hakkad talle terapeudina esitama ilmselt, ma ei tea, see on heal juhul 17 küsimust on ju, aga heal juhul 27 küsimust. põhimõtteliselt, kui ta nüüd ütleme, satub mulle, siis ongi kõigepealt ma võtan selle anamneesi, korjan kokku on ju, miks tal see tekkinud on, kuna tal tekkinud, kui kaua olnud, seal on kõik igasugused asjad, tervislikud seisukorrad. traumad, tööspetsiifika on ju. mis kõik on ju, elustiil ja kõik käivad sinna juurde. ja siis vastavalt siis sellele on siis lümfiteraapia siis. kaasa arvatud ravimid, kaasa arvatud muud asjad on ju. ja see on ka võib-olla üks põhjus, mis ma nüüd tahtsin tegelikult sellesse nii-öelda, lähme nüüd vaikselt sinna detoksi teemasse sisse on ju. et lümf on ka üks osa detox programmist. aga meie kõige detox üksus meie kehas on eelkõige maks ja sapp. ja kui need ei toimi, kui nendega ei ole kõik okei, siis Igori lauale on nagu otse saatekiri kõigile kaasa on ju. sest kui see üksus ei tööta, ei tule kase magla klaari värviga lümfi, no kohe mitte, ei on ju. sest paraku ongi niimoodi, et ma tulen siis korraks selle detoksi juurde tagasi on ju, et meie detoks struktuurid meie kehas ongi maks, neerud, kopsud, nahk, soolestik, lümf. sest lümf on voolav, tema käib nende kõikide juures, korjab aeglaselt kõik kokku, see on nüüd väike sisend jälle ehk vastus küsimusele, mis siis saab, kui ma käin iga päev termomatis. sa ei võimalda lümfil oma tööd teha. keha vahepeal puhata ka. ja lümf on, kui kiiresti liigub lümf meie kehas, oh jumal küll, see võtab iga nurga tagant, korjab need koormad kokku, vaatab, et kas see ikka läheb, on ju, või see ei lähe. lümf vajab oma liikumiseks aega ja see ei ole see piisav aeg, et sa tegid täna kell 2 tekki ja homme kell 14:00 hakkad uuesti otsast pihta. ei, mõnel inimesel on võib-olla 48 tundi. taastumist on vaja. absoluutselt on ju, ja see taastumine ongi lümfi liikumise rahulik teekond. aga veel kord, maks, neerud. miks ma toon just selles järjekorras, sellepärast et kui me täna räägime veel ka kortisolist ja kortisoli üksuseks on meil neerupealised. ja kui me räägime kopsudest, sellepärast et me väga palju oma igasugust saasta ja noh, hingame ikkagi ju välja, on ju, see on üks asi. aga kopsude all on meil veel diafragma ja vot nüüd see diafragma ongi meil lümfipump. jah. on ju,
see aitab kaasa nende süvade lümfi jah. sõlmedele, et neid aktiveerida. täpselt nii. diafragma kohta ma soovingi võib-olla tuua selle, ma ei ole teiega pärast laagrit tegelikult rääkinud või meil ei ole koosolekut olnud. sa sõitsid ära. Tavaliselt meil on nii, et pärast laagrit on koosolek ja enne laagrit on koosolek ja aga mis nüüd see viimane laager meil oli paar nädalat tagasi Pärnus. Me tegime Anneliga mudaprotseduure ja tekiteraapiat ja see hõlmas ka diafragma avamist. Ja täiesti uskumatu oli see, et sa mõne naise püüad avada diafragmat. Seda pole võimalik. Raudbetoon. Ja raudbetoon. Ja siis mu küsimus ongi, aga kuidas me saame teid päriselt aidata, kui te olete enda keha nagu ära betoneerinud, kõik süsteemid lukku ajanud, ehk isegi hingamine enam ei toimi. Et kui te ise ajate ennast elus nii ärevaks ja nii probleemide sisse, siis ei ole olemas seda džinni, et hõõrume pudelit, tuleb sealt välja ja ta ütleb, esitab 3 soovi, et sellist isikut ei ole olemas. Anneli on, Igor on, mina olen, sina oled, kui on ikka. On olemas. Meie võime anda natuke nagu väikse juhtnööri on aga väga palju on. Ja ei saa ka ollagi nii, et ja see algus ongi raske ja võib-olla tagasilöögine, aga see on need esimesed sammud esimesel kuul, teisel kuul, 3. kuul, 4. kuul, neid tuleb teha. Ma ei saa nime öelda, aga mul on ühe naisega nii kihvt, praegu meil on juba, ta on 5 kuud olnud 1+1 ja ta keha läks lahti ja ta läks üleöö, sest keha uskuski, issand, kõik need lubadused, mis ta kehal on andnud, ta peabki neid lubadusi ja me teeme praegu täiesti võimatud võimalikuks. Ma pärast teile ütlen, kellest ma räägin, et ma ei räägi avalikult, et tegelikult missuguseid edulugusi on, aga kui 24 või 25 aastased tüdrukud võtavad üle 20 kilo alla puhtalt selle peale, et sa oled neile sisestanud enesekindlust ja naiselikku uskumust iseendasse, siis see ongi kõige võimsam detoks tegelikult, mis naised saavad iseendale teha. Absoluutselt, sellepärast, et lõppkokkuvõttes on see, et meil on olemas selline asi nagu aju, ehk siis pärdik, ehk siis neokorteks, kes mõtleb lihtsad elusituatsioonid suurteks lahendamatuteks probleemideks, on ju. Ja siis tekivadki meil need spasmid ja keha on kinni ja stress ja ma ei tea mida veel. Aga ma läheksin natukene edasi, nii et me rääkisime ära, et maks-sapp on hästi oluline tööle saada, et kui seal on spasmeerunud ja meie maks ei jõua neid jääke ära töödelda, ma räägin kortisoli plokist sellest natukene rohkem, siis te saate aru, miks meil on just nimelt seda üksust vaja hoida täpselt niimoodi nagu pilpa peal on ju ühte asja. Aga ma võtaks nüüd korraks veel ka naha ja soolestiku, on ju, sest kunas me räägime sellest, et meil on detoks, on ju, me käime seal tekkides, me käime seal saunades ja siis võtavad tüdrukud ja ka poisid mõne poekreemi, mis on näiteks, ma ei tea, seal vaseliiniga või mingisuguste muude sünteetiliste ainetega ja tõmbavad endale justkui nagu kilekoti pead. Ja nüüd mina küsin, millise valemiga, muide inimene on ainus olend, ma mõtlen see sükene nagu loomolend, on ju, kes higistab, koerad näiteks ei higista, kassid ei higista. Ehk meile on antud süsteem, mis meil väljutab päris palju kraami naha kaudu. Ja kui nüüd on poekreem koos oma kõikide nende naftasaadustega, paneme siis neile sellise nimetuse. Kui kilekott peal, siis millise valemiga? Ja, et kes nägi teile mu seda story't, et ma tõesti tegin üle pika aja nii-öelda kevade tünni, aga me räägime sellest teisest otsast, räägime hiljem, aga just selle kreemiga, et kes teab, see teab, aga meie ju teeme ammu endale ise šampoone, dušikeele, pesupulbreid ja ka sellist vannivahtu, et ka tünni jaoks mina teen vannivahtu ise. Ja siis mu käest küsiti, issa, kui palju šampooni sa pidid kodust ostma või sealt poest ostma. Ma ei osta poest šampoone, ma teen ise vannivahtu, mille pärast või tünnivahtu just selle pärast,
et kui ma lähen detox programmi tegema tünni, mida ma eile tegin, siis ma ei taha, et tekiks nagu kleepekas naha peale, et kui ma panen ju poevahtu ja lapsed ju käivad koos minuga seal, ma ei taha ka, et neil oleks seda kleepekat ja me ei kasuta kodus poetooteid, siis vastus on see, et ise teeme ja ei lähe palju. muide, mul on sulle väikene üllatus pärast ka, et kui hakkab see tünnihooaeg ja laagrites me teeme ka seda, nüüd on mul veel vingem kontsentraat just nimelt, et tünnis tekiks kohe niisugune nagu müts nagu vahupidu, aga see selleks. Vahupidu ei küsi vanust, meil oli nii lõbus seal eile, et no see vaht toob nagu siukest. Miks ma ei tulnud sinna? Mina ei tea. Sina sitsisid siin Tartus? jah, mina vahtisin teisel pool seda samust Lahemaa pool käisin eile. Aga ühesõnaga jaa, et kui meil see nahk on kinni ja nüüd küsivad tüdrukud näiteks no, sinu käest, minu käest ka, et miks mina tekis ei higista. Siis üks võimalus ongi see, et aga võib-olla sul ongi need poolid kinni. Jah, aga teine võimalus on see, et lihtsalt need termotekid pannakse väga tugeva temperatuuri peale. Kas ma võin kohe tuua? Oota ei, termotekk. Ma panen siia, ma kirjutan märkused, et vot see kinni. Liiga kuum. Oi, mul tuleb, mis kellani meil on aega siin lobiseda? Pärast inimesed võivad ju salvestust vaadata, kui nad ära väsivad. Kui te protseduuri peate, siis me ei saa. Me teeme ruttu. Minal on laua peal tulla, ma saan sauna minna, okei, ma teen, siis teeme ruttu. Siis teeme ruttu. Nii et ühesõnaga me räägime ka nahast natukene, et miks ma tänased teemad just nimelt sellises kombos nagu panin meie selleks eetri teemadeks ongi see, et naha hooldusest me räägime natukene eraldi, on ju, aga see on ka üks oluline osa sellest detoxist ja nüüd tuleb soolestik. No see on see minu lemmikteema koos oma mikrobiomi ja muude asjadega. Ja inimestel on umbes selline ettekujutus, et siin on üks paak, kuhu saab sisse valada mingit feerilaadset asja, siis loksutatakse see läbi ja öeldakse, et me tegime nüüd kehapuhastuse kuuri. 200 € maksin selle eest, näed, tšukese tuubiku ja tolle sain, on ju, et raha läks, aga kas ma nüüd keha sain puhtaks või ei saanud? Kus te seda potti või seda tünni seal kehas nägite? Kas te kujutate ette, milline näeb välja see meie sisikond, no võtke suvaline anatoomia, ma ei tea, guugeldage, pange sinna, ma ei tea, soolestiku skeem või mida iganes või kas või pilt on ju, seal on kilomeetrite viisi seda soolikat meil peenikest ja vähe jämedamat ja igasugust sorti ja laadi, kusjuures seal on veel narmad, siis te peaksite mitte lihtsalt ainult feeri ja potiga, vaid veel võtma ka mingisuguse nuustiku on ju või selle pudeliharja on ju kuidagi seal läbi ajama. Sõbrad, nii see ei käi. Niimoodi see ei tööta. Ja soolestiku puhastamiseks 8–10 meetrit. Tubli. Vot, no mina pakkusin kilomeetrid, aga noh, kui sa ütled, et meetritest. Ma ei jõua kilomeetrit edasi. Nii et see võrdustik soolestik on seal päris nagu lahe. Ja esimene asi, see on meie lemmikküsimus kõikides kohtades, laagrites ja muudes koosolemistes. Mida me tavaliselt inimesest käest küsime? Mitu korda päevas sa number 2 teed on ju? Ja siis inimesed küsivad meie käest, et mis mõttes kohe päevas? Nädalas. Või nädalas või aastas või kuidas, me ei, noh, ideaalne oleks 2 korda päevas käia. Tšukene hommikune on ju, noh ja siis võib-olla sinna õhtupoole. Siis inimesed ütlevad, et heal juhul on see nädalas niisugune number. Mul just oli ühe naisega, see 1+1. Ja nädala aega käinud juba tualetis. Ja tal puudus vann või puudub vann, termotekk, saun. Ja minu küsimus oli, miks sa ei lähe EMO-sse, kui juba kõhulahtist iga sul ei toimi. Et see ei ole naljakas, kui teil kõht ei käi tegelikult igapäevaselt läbi. Et sealt on tulem see, et sul võib päris julmad soolehaigused tulla. Et see tõesti ei ole naljakas. Et inimesed ise teevad selle üle nalja kusjuures. Ja mina ütlen selle peale alati nii, kus see naljakoht siin on? See on must huumor. Tegelikult see on karm ja must huumor sellepärast, et tõepoolest, kui on sellised kõhukinnisused, siis esiteks, nagu sa ütlesid, et päris väiked soolest, noh,
haigused ja nii edasi. aga sõbrakesed, aga seal ongi see koht, et natukene veel on soolevähk. soolevähk täna ei küsi sugu, vanust ka mitte. Kui ennem oli ikkagi mehed, siis nüüd on ka juba naised. Et enam ei küsi vanust, et täpselt nii on. Et ühesõnaga, aga nüüd, kui me räägime soolestiku puhastamisest, siis teate, selle pudeliharja te saate, aga teate, kust te selle pudeliharja saate ja selle feeri? Noh, pakkugi teie 2 programmi. Mina tean seda, et mis ma olen teinud kallerdava detox smoothiga näiteks. Vot, me tegime laagris päris kihvti eetris, on muide YouTube'is üleval, me võime pärast sinna lingi panna, võib-olla keegi on nii armas, guugeldab selle välja, Aroma Academy YouTube, ma arvan, et see on üks tagumistest videotest või hiljutistest. Me rääkisime, me tegime seal, ma ei tea, minu arust 5 varianti erinevaid smuutisid, et aina räigemaks oma kiudaine sisalduse poolest ta läks. Vot, selle asja nimi on kiudaine. Ja täna sa näitasid mulle ühe tüdruku menüüd, on ju, ma ütlesin sulle kohe, et oot, et ei, tal on vaja kiudainet veel rohkem, et seal on küll väga head tervislikud valikud, aga kiudainet on vähe. Ja kiudaineks, ma pean nüüd oma uut raamatut hakkama reklaamima. Ja kiudaineks ei ole tomatikurgisalat. No kohe üldse mitte ei ole, sellepärast, et kui sa sööd ühe kausitäie ära, no näiteks ütleme, paned siukse kausitäie tomatikurgisalatit nahka, saad sa sealt kõige rohkem, ma ei tea, 8 grammi kiudainet. Aga palju on täiskasvanud inimesel kiudainet päevas vaja? Õige, 35 grammi. Aga nii palju sa tomatikurgisalatit ära ei söö. Kus saab kiudainet? Ja detox smoothie või on siis meil need kõik kristallilised pluus, kõik need kapsalised ja siis ostame veel kottide viisi, palun chiad, kõige lihtsam asi, paned chia ühte kaussi või suurde purki liiku, on see külmkapis, iga kord võtad ja paned sinna, sest see on kõige suurema kiudaine sisaldusega söök, mida saab lihtsasti ja kergesti kätte, et lihtsalt paned igale poole paar lusikatäit seda chiat ja sa saad võimendada oma seda kiudaine västi. Segandada juba smuuti siis. Ja kas YouTube'is see link oli sul tervislikud smuutid oli pealkiri? Yeah. Kadri Kriis, ja see on õige. Aitäh Kadri sulle ja teised vaadake seda ka. Et seal me seletasime absoluutselt kõik ära, kui lihtsaks saab need asjad teha ja jumala pärast suurendage palun oma kiudainete sisaldust selle pärast, et vabandust, number 2 vormimiseks, selleks ilusa vorstikese vormimiseks on vaja kiudainet. Täpselt nii ja see ongi sinu keha detox. Ehk siis, kui ma teen selle kokkuvõtte, kui sul on normaalselt toimib sapp jamaks, mis tähendab seda, et ta ei ole spasmeerunud, ilusasti sapist nõristab sinna seda sapipõide vedelikku, isegi siis, kui sul on sapipõis eemaldatud millegi tõttu, on ju, sappi eritab maks tublisti, lihtsalt on vaja natukene teatud toitumise korrektsioonid teha, saab hakkama küll, on ju. Ja nagu sai öeldud, et Igor teeb seda manuaalselt, et hakkaks süsteem paremini toimima, kellel süsteemid ei toimi, ma olen saatnud Igori juurde, nad on saanud süsteemid korda, eks ole, et võib-olla ma ütlengi praegu vahemärkusena, et Igor enne saatis mulle sõnum, et 8. aprill on Tartusse tulemas. Et kes ei ole Tartu grupis, siis palun kirjuta mulle, ma panen sind Tartu gruppi sisse ja 5. mail on ta Pärnus ja et ja 11 kuni 13 aprill on Mokol ja et selles mõttes, et võtame esimesed 8. mail, et võtame esimesed kuupäev selle 8. aprilli Tartus, et kes pole Tartu Igori grupis, et kirjutab mulle, et selles mõttes, et me võime teile soovitada kõik toitumist, kõik harjutused, kõik saunad ja nii edasi, aga kui siin on süsteem nii kinni, siis on vaja manuaalselt abi saada. Ja see ei ole see, et nüüd sa käid kord kuus regulaarselt Igori juures, ei ta teeb sulle need võib-olla 1 korra, võib-olla paar korda neid protseduure, siis juba jätkame edasi tekkide, mudadega, lümfiteraapiaga, no muude holistiliste ja psühhosomaatiliste atribuutidega, on ju, veel parem, tulge laagrisse. Ja meie käime Igori laua samamoodi stabiilselt pidevalt. Riinal on lihtsalt lihtne, läheb trepist alla, ongi Igori laua peal, et tema on nagu hoitud. Meie peame siin aegasid noolima. Seda ka muidugi. Nii et ühesõnaga üksus neeru, meil on järgmises blokis natukene, me lähme seal sügavuti, on ju.
siis me räägime hingamise, rääkisid sina ideaalselt lahti. veel kord, tulge palun meie kogemuskoolitustele, laagritesse, õppigem need lihtsad asjad ära, saate teineteist näidata. see on hästi oluline, et me saame oma hingamisteed korda, eriti on see aktuaalne. mis te arvate, et Covidid on möödas? ei ole Covidid möödas. Post-Covid, absoluutselt, post-Covidite üks sihtmärk on meie kotsud. ja mida sitemini, vabandust, töötavad meie kotsud, seda sitemini töötab meie kogu see ülejäänud struktuur, mis siit diafragmast allapoole jääb. just nahast räägime eraldi on ju ja soolestikust, no mis ma ikka saan sinna juurde lisada, täpselt samamoodi kui see on kägaras spasmeerunud, on seal igasuguseid, ma ei tea, polümpe, mida see muid asju on ju. triikigem palun need, mis sa ütlesid, 8-10 meetrit. jah, triikigem see ilusasti sirgeks, lõõgastame ära ja selleks on meil olemas igasugused asjad. magneesiumiga ehk siis Epsom soolavannid on olemas, Epsom soolamäised, jällegi me saame teha termoteraapiaga need asjad korda, seepärast et kõik, mis on kägaras ja suster-vusteris on ju, me saame alati ära lõõgastada selleks, et need ilusasti läbi käiks. kopsude juures ma toon vahemärkusele selle, et kontrollige kopsuga müüjat. et nii palju oleme jälle jõudnud, et miks süsteemid on teil nii nagu on. esimese asjana mina saadan ka kopsuga müüja näitu kontrollima. Synlabis on ta mingi 21 eurot on 3 aastat. täiesti mõttetu raha ja saab kõik 3 tüve kätte ja kui seal on katastroof, siis tulge meie laagrisse, me räägime, mis sellega teha, seepärast et antibiootikumid siin päris hakkama ei saa, see selleks. no vot, et ühesõnaga, vot see on nüüd keha detoks ja kui te nüüd küsite, et oi, et aga mitu smuutipakki ma peaks ära jooma või kas need Ecosi tooted on head või näed, et ma tellisin endale netist veel. teate, mina ei tea, mis on hea, mina lihtsalt võin teile öelda, et ka detoks smuuti ei pruugi sind päästa, kui kõik see on kägaras. meil oli õudselt kihvt siin selles tagumises laagris on ju see, mis Pärnus oli. meil oli hästi kihvt hommikune KKK ehk siis kaussi küsitud küsimuste eeter, kus oli see, et aga kui sul need asjad ei tööta, siis kõik see ilus eelnev jutt ei toimi. ja kui me nüüd jõudsimegi sinna, et tegelikult triigisisikond ilusasti lahti ja sirgeks või nüüd ta läbi käiks, siis kõik eelnevad õpitud asjad hakkavad tööle ja toetavad sinu detoks-protsesse. ei ole olemas feerit, ei ole olemas pudeliharja, ei ole olemas ka eraldi potti, et rääkimata klistiiridest, jumal küll, ärge toppige endale tagurpidi käiku sisse, ütleme, et siin. ja, et siin käib, siia detoksi juurde käib ka selline asi nagu uni ja kasvuhormoon. oota. ja siit ma ei lähe edasi, aga siin ei lähe edasi enam, et selles mõttes, et see on, need on nagu laagri jutud ja siin sai väikse või uneploki ma tegin nüüd, et ma tahaks tegelikult igas laagris rääkida võib-olla 30 minutit sellest uneplokist. et näha oli, et inimesed tegelikult ei tea uneabetseid. hoia praegu see uneteema, pane sinna oma paberile, sest et mul on koosoleku protokollimine. hakkame sinna igaüks kinnitab oma protokolli. kas meil on vahepeal mingeid küsimusi äkki tekkinud? Ei, küsimusi ei ole tekkinud, kui keegi tahab, ta võib küsida muidugi, me oleme alati küsimustele Meile meeldivad küsimused. jaa. nii et ei ole olemas puhastusvahendeid, millega seda kotti seestpoolt köörida, vaid tuleb oma kehasüsteemid panna normaalselt tööle, anda neile see algseadistus nagu jah, tagastada algseadistus ja siis tegelikult toimib see kõik ühtemoodi. minu käest ükskord küsiti ka, mitte ükskord, aga üsna tihti, et aga millal teha seda parasiitide kuuri? No minu poolest tehke 2 korda aastas on ju, kui tahate, võite iga kuu teha, võite iga päev teha. kuidas iganes, aga kui ei tööta sapp, siis ei tööta mitte ükski parasiidi kuur, sellepärast et kõige parem antiparasitaarne vahend või kuidas siis öelda, jah, lahendus meie kehas on meie enda sapp. tapab ära absoluutselt kõik. ma vastan nüüd küsimusele, Kristi saab küll laagris Igori laua peale. laagri omad saavad ja kes ja kui jääb aegasid üle, saavad väljaspoole. laagrikiri tuleb, et paraku meil Mokolaager nüüd see aprillikuu on täis. et ma kindlasti postitan juulikuu kohta ja postitan ka augustilaagrisse, sinna on veel kohti. mõned ei ole nii, et seal on ohtralt nii, et kes soovib, vaatab palun
siin meie grupis eelnevaid postitusi, seal on laagrite info ilusasti olemas või läheb kehatuba.eu, seal on need kõik väljas, aga aprillikuu laager on paraku juba meil välja müüdud. No nii, aga. sa oled seda koosoleku tead, ma mõtlesin, et meil peab mingi struktuur olema, sest muidu me valgutame Sest me sellest struktuurist ka mööda ja seekord on ta. mina valgun enda. siis Kadri Kriis küsib, ma võtan vahepeal küsimusi ka. Kuidas see oligi, mille järgi ise aru saada, kas SAP toimib korralikult ise või vajab toetust? Ma Kadri Kriis me tuleme selle Teki Challenge'i juurde, ma sinu pilti nägin seal enne ja pärast, et ma kommenteerin sinu asja ka eraldi, aga sinul võin öelda, et oleks vaja tegelikult Igori laua peal teha seda SAP-ile manuaalset teraapiat. Ma ütlen nii. No kui nii võtta, siis tegelikult minule nagu need asjad ei meeldi, et oi, et 10 põhjust, kuidas või 10 ilmingut, kuidas aru saada, et sul on lümf seal, ma ei tea, kus kohas ja SAP ei tööta ja nii edasi. Tegelikult on nad kõik üsna sarnased. Ka täpselt see kõrge kortisol või insuliiniresistentsus või ma ei tea, põletikulised või düsbioosid. Tegelikult sümptomaatika on sama. Väsimus, kehvna, pahad juuksed, küüned lagunevad, ma ei tea, seal on veel mingid asjad, väsimused ja kehv uni, ärrituvus ja nii edasi. Tegelikult sümptomaatika on sama. Keha ei funka normaalselt, on ju. Aga otseselt nüüd öelda, oi, siit on näha, et teil on nagu SAP-iga probleem. Päris nii ei saa. See on ikkagi visceraalne näppimine. Seal on mitu asja korraga vaata, et ei ole nii, et ühe asja kohta saab nagu teada, et selles mõttes teha, et pilti saab vaadata, et seal on see, aga see on muster joonistub välja, et mis seal veel paigast on ära kohe. No kuna meil on järgmine plokk on siis kortisoli teema, on ju, siis tegelikult mõndade seisundite puhul me võime öelda, siin on juba 2 hästi tüüpilist sümptomit. Siin võib olla tegu kõrge kortisoliga. Aga näiteks insuliiniresistentsuse puhul ja kõrge östrogeeni puhul on näiteks need 2 sümptomit ühtemoodi. Aga lahendus erinev, sest et kõrget östrogeeni me peame lahendama hoopis läbi detox-programmide, põhimõtteliselt insuliiniresistentsust ka, aga siiski on nad natukene erinevad. Sümptomaatika on üks sama, tahta teada, millised või? Tulete laagrisse. Nii, aga ei no, aga juulikuus saab tulla ja siis augusti laagrisse on ka kohti. Okeikin, aga lähme siis kortisooli poole või? Jaa. Aitäh sulle, et sa näitasid mulle ühe. Liina, mul tuli üks mõte veel. Me rääkisime süsteemidest. Ja ju palju on ju, see siis kortisol, mul tuli meelde sõna kolesterool. Tegelikult. Kolesterolist oli meil hästi pikk, hästi lahe loeng koos punamütsikese, supersõja ja muude asjadega. Aga millest teada pole, võtame korra. Ma tahaksin öelda inimestele, kes saadavad mulle vereproove ja siis ise annavad tagasisidet, vaata, et mul on see halb kolesterool on üleval ja see, ma ei tohi süüa muna ja seda ei tohi süüa, seda ei tohi. Ma ütlen niimoodi, et äkki vaataks, mis soolestikus seal on, et mitme aasta vanune kakas sul seal kinni on. Siis küsitakse, kuidas seda saab vaadata. Ma ütlen selle peale nii, et käi korra Igori laua peale, las Igor vajutab sulle seda õigesse kohta. Ja kui sul on siuke tunne, et nutaks kõik nutud ära, et see on lihtsalt nii valus, siis ma võin öelda palju õnne, siis sul ongi sealt need vana kakatükid. Et see päriselt on nii. Mul läheb kohe trükkiraamat, millest on juba palju räägitud, nüüd on ta juba kõik valma on ju ja nüüd enam sinna ühesõnaga ta läheb nüüd valtsi vahele. Aga ma toon seal välja, seal raamatus on välja toodud üks hästi siukene kihvt nagu skemaatiliselt lausa, et no näiteks. Tüübil on midagi pahasti soolestikus on ju ja on tekkinud düsbioos. Noh, sööb vähe kiudainet, paneb veel kräppi on ju ja mida iganes muud sinna juurde. Düsbioos võib põhjustada üsnagi korralikud põletikud. No üldiselt meie kehal ongi ainult 2 asja, kas palavik või põletik, et alati see põletikuline protsess on meil garanteeritud, rääkimata süsteemsetest põletikest. Nüüd, kui need põletikud tekivad, selge see, tekivad veel järgmised asjad. Noh, seal hakkavad need veresooned meil vaikselt lagunema ja nii edasi. Kehal on hästi lihtne, kuidas ma nüüd ütlen, shortcut. Noh, lihtne kiire lahendus. Nii, vaja hakata neid hävineid kohti lappama. Millega? Teeme nagu MacGyver on ju see, mis
ma tahtsin praegu inetult öelda, aga ühesõnaga sitast ja fooliumist hakkab lahendus. ja tema jaoks seesama see sitast ja fooliumist ongi, vabandust, halb kolesterool. mida suurem põletikuline seisund või mida hullem on see põletikuline seisund kehas on ju, seda rohkem peab keha tootma kortisoli. mitte ei ole ta söödud munast. meie 80-90% halvast kolesteroolist toodab meie enda maks. milleks? aga selleks, et labata ära kõik, mis sellest põletikust, düsbioosist, insuliiniresistentsusest ja oksüdatiivsest stressist ja nii edasi on tekkinud. raamatus kirjeldasin selle kõik ära. ja siin tuleb ting, üks asi veel, et vaadake, kuidas on teie hambad. ai, sellest ma arvan, et me kutsume laagrisse hambaarsti lausa. meil on täiesti 2 spetsialisti olemas, kes on nõus rääkima hammastest. tervitasin Ellisele ja Kättenile, et aga kui hambad on korrast ära, siis ongi sinna jõuame, mis Riina rääkis. siis on düsbioos, oksüdatiivne stress, põletikulised protsessid ja kõrge kolesterool. Naljaks väga nii on. aga see ei olnud nali. ja Kersti Aru, ma Annelile suunan selle. Anneli, kus saab sinu juurde Pärnust tulla? Metsa 28. mai tervisekeskus. teine korruskabinet 25. kirjutage Facebooki. kirjutage mulle. jah, kirjutage Anneli Hamanen, ta on siin eetris ära tag'itud, nii et ta rõõmsalt taga tema poole. muide, kes tahab Igori juurde täpselt samamoodi, Igor on Neko, üks ja ainus peaks olema. aga meie juurde ei saa, te võite kirjutada. aga meie juurde ei saa. Lähme edasi. praegu veel, aga hea küll, lähme edasi. nii, ühesõnaga. kus maal me oleme? me oleme siin poole peal. me oleme poole peal. kortisoli detoks. kui Pärnu laagris ma korra mainisin ära, et oi, aga siin tuleks kortisoli detoksiga tegelema hakata, siis olid rahval kõrvad kikis, ütlesid, aga nüüd räägi see jutt ära. ma ütlesin, et aga selle jutu ma räägin küll nüüd mõni teine kord, sest hakkame koju minema. kortisoli detoks, see mõiste tegelikult tiirleb juba siin TikTokides ja igal pool, see on jube kihvt väljend, aga tegelikult seekord sotsmeedia ei panegi puusse. ja kortisoli detoksist ma tahangi rääkida selles võtmes, et mul oli hästi kihvt loeng ka östrogenist, kes ei jõudnud kuulata, see tuleb laagrisse ja saab seal teada. aga ma juhataks selle kortisoli teema sisse järgmiselt. vaadake, meie kehas on üks suur hunnik steroidseid hormoone. ma ei tea, oota, sina kuulasid seda juba 2 korda, mis ma sulle rääkisin, äkki sina hoopis räägid? ei, ma ei hakka rääkima seda. ma proovin siis veel lihtsamini teha. ühesõnaga, meie kehas on olemas suur hulk steroidseid hormoone, mis tähendab seda, et nad justkui nagu tuleksid ühest potist. ehk siis nende eelhormoonid on sarnased ja sinna hulka käivad kortisol, testosteroon, östrogen, progesteroon. tõin praegu need näited. mis tähendab seda, et kui neid toodetakse ühest samast mandist ja juhtumisi on elu selline, et seda stressihormooni kortisoli on vaja rohkem, arvake ära, kelle arvelt toodetakse kortisoli. õige vastus on östrogeeni, testosterooni ja progesterooni arvelt. ja siis, kui tuleb onu või tuleb tüdruk ja ütleb, et oi, mul on libidoga kõik seal, kus ta on, või oi, mul on selle östrogeeniga nii, nagu ta on. oi, mul on seal need asjad ja need asjad. loengus ma rääkisin ära, mis on madala östrogeeni probleemid, madala testosterooni probleemid on täpselt enam-vähem sarnased, need on sarnased hormoonid naistel ja meestel on ju, kunstsportarve järgi. siis kortisol röövib nende arvelt selle kõik ära. paraku nii on ja sealt hakkab tulema see varajane menopaus ja igasugused muud asjad. ja see ongi see koht, kus tädi ärkab ühel hommikul üles ja ütleb, et issand, ma olen nii vanaks jäänud. aga vastus on kortisol. oi, mul see ja see ei tööta. aga vastus on kortisol. oi, mul on need ja need probleemid soolestikuga, millega iganes veel. haprad veresooned, kõrge vererõhk ja ma ei tea, mis asjad sinna veel juurde. vastus on kortisol. ja kuna nad on hästi sarnased, sellesama steroidsed hormoonid ongi oma struktuurid sarnased, neid detoksib ehk siis nende lahuprodukte peab välja viima
ja nüüd me oleme tagasi meie alguses. Maks. Kui maks ei toimi, kui maks on ülekoormatud igasugustest muudest asjadest, juhtub nii, et meil see kortisoli tase läheb kõrgeks mitte ainult sellepärast, et me kogu aeg, ma ei tea, pigistame oma neerupealiseid, vaid ka sellepärast, et meil eelmine ei ole ära kehast välja viidud ja nüüd on küsimus, mida me teeme. No kõigepealt me peame endale aru andma, et me ei saa teie elu stressi ära lahendada, me võime teile rääkida, kuidas pärast seda oma keha aidata, aga esimene asi on vaja oma supersõjad ära lahendada. Ja, ma tahtsingi seda öelda, et ma pean sinna vett jooma. Jätke meelde maksa ABC, et ta on jääkainete filtreerija. Kui keha ei suuda jääkaineid ära filtreerida, siis oledki, mulle meeldib. Isegi mitte ainult filtreerida, just nimelt ka lagundada sõna otsa mõttes. Ja, mulle meeldib Anneli väljend, siis oledki pärmitaigen ja siis paisudki. Sa võid mida iganes teha, aga sa paisudki. Nii et ühesõnaga supersõjad me võime aidata teile ära lahendada, juulilaager on muide selle jaoks. Aga võt sealt edasi me hakkamegi nüüd mõtlema, aga millal, nüüd on see sinu etteaste kohe, kus sul see uni oli kirjas, on ju, aga nüüd millal see keha saab selle kõigega tegeleda, mis ajahetkel ööpäevast tal supersõda ei ole ja õige vastus on? Kell 10. Uni. Täpselt. Kell 10 magama. Räägi oma unelugu nüüd ära, mis sa tahtsid öelda, sul oli ta punkt number 3. Siin on nii palju punkte juurde. Ära rohkem kirjuta siis ole. Aga unega ja, et naised lähevad hilja magama, sellepärast et naised arvavad, et vahet ei ole, mis kell ma magama lähen. Ja tarvitatakse kõikvõimalikke abiaineid, tablette, rääkivad unerohtudes, antidepressante ja kõike, aga tegelikult keha vajab seda, et tekiks kasvuhormoon. Ja see tekib siis, et kui lähed õigel ajal voodisse. Kasvuhormooni aken on ka hästi oluline. Lühike, ta on väga lühikene. Ja sa peaksidki magama tegelikult, kui sa soovid oma kehasüsteemi parandada, sa peaksidki juba magama 22-30. Mina ei taha oma klientidel seda juttu kuulda, aga mul on need kõik asjad okei. Aga kui tähtsaks oma keha siis pead või et süsteemid toimiksid, et sa ei saa nagu varem magama minna. Ja siis tuleb see, aga mu mees norskab märkuna, okei, läheb magama teises toas. Aga ta solvub, okei, mis on tähtsam see, et ta solvub või mis on tähtsam see, et sa jääd olme vanaks. Ja. Argument on see, et sa oled olme vana. Ja nii edasi. Ja siis öeldes, aga ma magan ju 8 tundi ja ma olen ikka siin. Okei, me vaatame, kui palju sügavat tunnen, kui palju on seda ja seda. Aga ma käingi kell 3 pissil öösel. Okei, siit tuleb Riina see kortisoli jutt peale. Et meie süsteem ongi selline ja küsitakse, et kas peabki nii keeruline olema. Ja keeruline on sellepärast, et kogu aeg teadus areneb edasi. Kogu aeg me saame inimeste kohta rohkem teada. Vanasti seda informatsiooni ei olnud. Meie emad, isad, vanemad vanasti ei teadnud seda, sellepärast oligi lihtne. Aga tänasel päeval on informatsiooni rohkem. Ma arvan, et ma korraks tulen siia vahele. Ma arvan, et meie vanaemadel, vanaisadel tegelikult olid päris sõjad ja päris probleemid, millega nad tegelesid ja nad ei mõelnud endale, kui probleemi, meil on ju aus eeter, on ju, mullikesi välja sõna otsa mõttes, pärast, et kui võtame, sina panid vist selles Pärnu laagris hea kuradi pirni maa, ma veel mõtlesin, et täitsa pekkis nüüd panin niimoodi ära rahvale, et täitsa lõpp on ju. Meil oli siin laagris nagu päriselt 4 probleemi, ülejäänud olid kõik välja mõeldud pullid. Vau, isegi 3 ainult on ju, aga siin pani ära täiega ära. Aga tegelikult nii oligi. Päris probleeme oli. Päris probleeme sõna otseses mõttes tüdrukutel olid, no tõesti see on see koht, kus ma ütlen sorry, no siin on ainult aega vaja, on ju, muud mitte midagi, aga ülejäänud asjad on situatsioonid. Ja inimesed nagu kammivad nende asjade kallal, mida nad ei saa muuta, me ei saa muuta halba ilma, me ei saa muuta seda, et kuskil on sõda, me ei saa muuta seda, et riigi olukord on selline, me ei saa muuta seda, ei ole mõtet kammida nende kallal, selles mõttes mõelda igapäevaselt. Kui olukord on käes, siis tuleb nagu mõelda, okei, mis me nüüd teeme. Ma räägin siia ühe vaheloo, et tekiks nagu väikene siuke, kuidas ma ütlen, et too näide on ju. Mul oli siin üks natuke tavapärasest pikem taksosõit
ja midagi seal vahepeal juhtus taksojuhil, et me pidime korraks, ma ei tea, seisma jääma, mingi autoteema on ju. ja ta õudselt vabandas, ütles, et kuulge, et kas see on nagu okei, et no mul paar minutit läheb aega, et tuuakse mingi asi, no ühesõnaga ma isegi ei süvenenud. ja mina siis tagaistmelt ütlen talle oma tavapärasel tuimal häälel, noh siis praegu on nii. onu jääb mulle otsa vaatama, ahah, noh lahendas oma asja ära, sõidame edasi. siis ta ütles, et väga kihvt fraas on see teil. ma ütlesin, see on minu see signature phrase on ju, ehk noh, see nii-öelda tunnuslause. siis praegu on nii. siis onu küsib, et no seda ju kannatab igas eluolukorras kasutada. ma ütlesin, te olete esimene õpilane või noh, ütleme see tänulik kuulaja, kes pointist nagu aru sai, sest et siis praegu on nii, ei ole mitte olukordadega leppimine, vaid vaatame, mida antud situatsioonis on võimalik ära teha. kui mul on praegu ainult see klaas Nelliga jagada, siis praegu on nii, et ma võtan siit lonksu, jätan talle ka, sest praegu on nii. kui keegi viitsib tõusta meile vett valada, siis meil on rohkem ja siis me saame laristada, on ju. aga praegu, no võiks küll jah aga praegu on nii. ja see aitab hästi paljudest nendest probleemid seebimullidest tegelikult tulla ja. ma panen selle. no nii võib ka, siis praegu on nii. siis praegu on nii. et proovige teinekord seda väikest võtet, et kui tundub, et nii, nüüd ma ei tea, helistas too ja pean sinna veel jõudma ja rongi ei jõudnud ja ma ei tea, seal autokommid vahetama, kella keerati ka. oota, siis praegu on nii ja vaata, mida sa selle paari tunni jooksul ära teha. nii. ja, et kõigepealt tuleks hakata kaardistama üldse, et mis on nagu elus probleemid ja kas need on päris probleemid või mitte päris probleemid. ja mina ütlen alati nii, et probleemid on situatsioonid ja situatsioonidel on lahendused. isegi kui on siit situatsioon, on ikkagi lahendus, et ei ole sellist asja, et ei ole. aga uni on väga kriitilise tähtsusega tegelikult, kui nüüd süsteeme muuta või parandada. et saab isegi selles mõttes, et vaadata, tänasel päeval on erinevad gadgetid olemas, et saada see, nad ei ole 100% tõesed, vaid sa saad selle esmase informatsiooni kätte ja olen ka klientid öelnud, et mõõdame und, vaatame, mis on, et kus on vaja mida muuta. ja unegraafikute järgi, mis mulle saadetakse, ma olengi küsinud küsimusi ja me olemegi jõudnud jälile nagu, et miks inimesed ei maga. jah, kortermajades ei magatagi sellepärast, et naabrid lällavad ja see ongi nii, siis tulebki sealt ära kolida. jah, mul ongi praegu lihtne öelda sellepärast, et aga kui mu tervis kannatab, siis kas ma jään siis sinna? siis kolitakse Tallinnast Rakveresse ja elatakse vaiksemas kohas elu edasi. nii on. nii on lihtsalt, et tuleb ära kaardistada ja võtta nagu ütleme nii, lahendusi leida. et siin Riinale ma jagasin, et ta räägib veel selle termoteki ja siis tünniplokis nagu nii. ja, aga ma võin nagu sisendina sinna öelda, et ja mul ongi viimane nädal oli väga pingeline kooliga ja nüüd, mis homme hakkab, on ka ülimalt pingeline. aga ma ei ole nagu ära kukkunud, vaid ma olen nagu teadvustanud endale, miks ma seda teen. ja mul ongi vaja seda teha. aga eile ma tegingi endale tünni, et kes teab juba meie terapeutilisi tünne, seal on 20 kilo soola sees, 10 kilo epsomit, 10 kilo surnumeresoola. ja ma käisin tundides kella 4-st kella 8-ni siuga sisse-välja, vahepeal grillisime jälle sisse-välja. ja 8:30 tunnen, et nagu nii imelik on olla, et selline väsimus, ma pole ammu tundnud sellist väsimust. ja ma jäin kell 9 magama ja ma tõusin natuke enne 9 üles, et peaaegu 12 tundi. ja ma sain aru, et kui väsinud on tegelikult vaim ja keha, et ma ise ei saagi sellest aru. ja siis inimesed ütlevadki mulle, et ma ei ole üldse väsinud. et aga sa ei saagi ise tegelikult aru, kui väsinud sa oled või võib-olla sa ei teadvustagi endale, milles sa väsinud oled. sellepärast ongi see termoteraapia meie üheks põhiliseks tööriistaks. ja miks me oleme ka siin Anneli juures täna, et ta teeb seda meile, meil on tekk ja saun, eks ole. muda on meil ka nagu muda. ja et sellepärast ongi, et me ise ei saa aru ja lõpuni me ei saa iseenda aidata. aga tead mis või? teeme ühe väikese siukese momendi, et äkki sa võtad ühe nime
Jaa. kes meil siin praeguseks hetkeks on eetris, selle eetri auhinnaks. Ja sina võtad välja, näe, siia peitsid ära. Et Nelli just rääkis sellest, et tema tegi oma supertünni supervidinatega ehk siis sooladega ja kui palju seda soola oli. Siis tegelikult on nii, et vaadake sõbrad, meie keha on tervik ja me oleme hästi palju lugusid kuulnud, et ma ei saa teha tekki ja ma ei saa teha sauna ja mul ei ole tünni ja mul ei ole, ma ei tea mida veel. Mina küsiks nii, kas sul kodus vett on, mida saaks soojaks teha? On. Meil on olemas Surnumere soola ja Epsomi soola segu, siin on juba lavendlit ka sees. Ja siis on olemas siukene vidin, et siia saab vett panna, sellest saab jalavanni teha. Ehk siis kuna keha on tervik ja sa teed kas või jalavanni selle Epsomi soolaga, siis tegelikult ta töötab üle keha. Sest et ma võin ütelda, et magneesium imendub läbi jalad alla kõige paremini. Absoluutselt. Me ei pea üle pea kaela. Ja ärge uskuge neid jutte, kes teile räägivad, et meil on nüüd nii udupeen gelaatne või ma ei tea, mis vorm sellest magneesiumist, soolestikust magneesiumi joonas. Rohelistest taimedest küll, aga ühesõnaga, see on lihtne lahendus. Ei pea isegi kausile kodus kohta leidma, näete, voltisite selle kokku, kõik panite kappi ära ja läheb see komplekt kellele? Krista Loosele. Krista Loosele! Saad laagris kätte või millal või saad Tallinnas kätte, saadan Igoriga. Ma tean, et see käib seal kogu aeg laudadel. Aitäh sulle. Musikallid, juhupallid. Selle panen ära. Ja läks juba liiga tõsiseks kõik. No ma juba nalja ja naer katus ära, see ei ole meie. Et ühesõnaga minitünn maksimaalseteks lahendusteks on täiesti käepärast olemas. Siukesi vannikesi saate temust tellida. Aga ma arvan, et suuremate soolakogustega me teeme komplektid ja saate juba koos meie soolasegudega ja, et kes soovib soola, et me müüme seda miinimumkogus on 5 kilo kaupa, sest lihtsalt väiksema kogusega ei ole mõtet osta seda, et kui hakata mõttetult kallis läheb. Ja, mõttetult kallis ja kui endal ikkagi hakata nii-öelda seda kehateraapiat tegema, siis seda kulub, sest seda saab panna tavalisse vanni, jalavanni. Nagu ma ütlesin, et mina panen tünni, eks ole, et... Ja sinna saame lisada. Ja. Okei, nii et ühesõnaga lähme selle kortisoli teemaga korraks edasi, et ma tahan puudutada siin kortisoli juures veel ühte kohta. Läbipõlemise sündroom, antidepressandid ja millest me täna veel rääkisime sinuga? Okei, tuleb meil. Läbipõlemise juures. Võib-olla ütlen ainult ühe asja. Ma ei tea Merinaga, mis on? Mina tean ka. Anneli teab ka. Ma tean väga hästi. Ma ei tean, et Anneli teab. Aga mina soovitan kontrollida kippnääret inimestel, et teada saada, kas sa oled juba läbipõlenud. Või sa oled teekonnal läbipõlemisse. Sest et kus sinna satud ja sa oled üksinda, siis võt sealt asjast sa välja enam ei roni. Sealt ei roni välja nii lihtsasti, aga ma tahan seda teemat siia sisse tuua sellepärast, et meil on olemas neelupealised ja see läbipõlemissündroom tegelikult võib olla siukene, kahe otsaga asi, nimetame nii. Just Anneliga päeva rääkisime sellest. Üks vorm, või ütleme siis üks medali külg sellel läbipõlemisel on see, kus tõepoolest sa oled läbi teinud mingi sellise supersõja või läbi tulnud sellisest maksimaalsest koormusest, et sa lihtsalt oledki laivastunud. Füüsiliselt ja vaimselt igatepidi, nagu tõepoolest teerullist läbi käinud on ju. Ja keha ütleb, et sõber, nüüd 4 kuud, ei mingit challenge'id, ei mitte midagi ja ta lükkab su välja. Aga on olemas teine läbipõlemine. See teine medali külg. See, kus ma täna ka sinu vahele võtsin. Keha on nii väsinud, kuulake nüüd tähelepanelikult. Keha on nii väsinud realiseerimata potentsiaalist. Ehk siis oma eesmärgi puudumine, mitte see, et ma täidan ära, ma ei tea, seal mingid kohustused, kelle iganes võetud.
et ma teen ära aastaaruande, ma pean selle umbes ära esitama, ma pean ära, ma ei tea, lõpetama seal veel mingi projekti ja nii edasi. ei, jutt on sinu enda eesmärk, mis toidab sind. Anneli läbipõlemise me täna lahendasime 20 minutiga ära. Ahah, ja selle läbipõlemise ainus ravim on dopamiin, mis on kortisoli. ja mille Riina. mida meil on Riinaga väga palju. täpselt nii, ehk siis vaat see on puhtalt meie juulilaagri teema, kus me nüüd räägime hästi palju hormoonidest ja emotsioonidest ja sinna juurde seondub. mul hakkab ka üks väga kihvt kursus siin aprillikuu lõpus, aga sellest te kõik saate lugeda seal nii Kehatuba lehel kui ka siin praktilisest aromiteraapia lehel. et ühesõnaga, mis ma tahtsin nüüd öelda, et vaat siin see, kus on vaja oma eesmärk, see ei ole lihtne, et nüüd ma 20 minutit rääkisin Riinaga ja nüüd on väga lahe. no päris nii ei ole, aga on võimalik ära lahendada, siis siin ei ole sul antidepressantidega mitte midagi teha. ja et naised, kes te võtate nagu antidepressante ja muid ravimeid, et me võime tekitada teile platseebo efekti teatud viisil ja et hiljem saate aru, et appi, et sa polegi juba pikemat aega võtnud ravimeid ja kõik on hea. aga vot see oli nüüd see koht, et kui meil on vaja dopamiini, siis meil ei ole antidepressandiga midagi teha. aga nüüd see eelnevalt räägitu, kus tõepoolest mindi sellistest valtsidest või teerullidest läbi. vot mina ütleks, et kuulge, lõpetage see antidepressandi jutt. keha ongi teadlikult läinud depressiooni, sest ta saab aru, et on vaja pikka aeglast rahulikku taastust. ja kui nüüd need ära kurnatud neerupealised hakata antidepressantidega stimuleerima, siis me jõuame väga pahasse kohta. väga pahasse kohta ja vot sealt enam tagasipöörde momenti pole. me minna siis natukene veel rohkem sügavamalt. absoluutselt, täpselt nii. me võtame nüüd, tekitame tuimuse. mul oli ükskord hästi kihvt, jumal küll, kus ma nüüd käisin, Eesti ettevõtlike naiste mingi assotsiatsiooni aasta koosolekul, väga kihvt koht oli, fantastika. ja seal tädid, niisugused 30-sed hakkasid rääkima, mul tead depressiooniga, mida võidelda, kuidas sellega hakkama saada. ma räägin, jätke depressioon rahule. jätke depressioon rahule, sellepärast et ta on teile kui taevamanna antud selleks, et sa kui muidu Pärdik aru ei saa, et sul on vaja pingutada ja taastada kõik oma unerütmid ja muud asjad ja nii edasi, siis depressioon ongi keha käsipidur, kes ütleb, palun tädi, võtta aeg maha. ja et muidu laguned ära ja homme oled vana. ma võin meie kolme eest tegelikult seda öelda. ega meie oleme olnud ka elus sellises kohas, et ei tea, mis suunas sõita või mis suunas joosta. nagu meil on ausad jutud, eks ole. aga see ei tähenda seda, et me oleme nüüd jooksnud arstide vahet, et kirjutage meile neid ravimeid, et aga siis on vaja lahendusi leida, miks on niimoodi ja nii nagu Anneli ütles õigesti, need ravimid tekitavad teile tuimsust. ja mida tuimemaks muutub see keha, seda vähem ta tahab sellest olukorrast üldse välja tulla ja kui ta ei tule sealt olukorrast välja, siis te seespidi nii-öelda suretegi ära. süsteemid surevad ära. see, et sa võtad suitsuanduri signalisatsiooni maha, see ei lahenda olukorda, kui on tulekahju. siis lihtsalt ei unda, aga kärtsab ja suitseb edasi. nii et ühesõnaga, kui me räägime kortisoli detoksist ja see on tõesti hästi oluline, sest kallid naised, teie ilusa näo, teie noorusliku naha, teie pringi, vepu ja ma ei tea, mille asja veel on ju garandiks, rääkimata östrogenist, on ka see, et hoida oma kortisoli tase seal, kus ta olema tegelikult peab. ja veel kord üks asi, et meil ei ole päevas või ei ole olemas sihukest asja nagu mingi, ma ei tea, oi, minu kortisol on normis, tead, hommikul ongi normaalne, kui kortisol on kõrge, et ärge mitte kunagi hommikul minge kortisoli vereproovi andma. ja üleüldse ärge andke kortisoli vereproovi, süljeproovi pole isegi adekvaatsem, aga ta selleks on. et tegelikult meil oleks vaja teada saada, mis ta teeb kell 5. kas hakkab juba vaikselt asi nagu sinna tudu poole minema või mitte. samas ta õhtul korraks viskab veel ühe piigi, kontrollib, et kas sa oled ikkagi endale turvalise tudu aseme endale kuskile hankinud, on ju, et kas sa ikka tead, kus sa ja kellega magad.
selleks on ju, et need on need asjad, mis tuleb peas ära korjaldada, aga nüüd keha tasandil. see nüüd kehtib kõikide steroidsete hormoonide nii-öelda noh, utiliseerimise kohta ja nüüd tuleb hashtag termoteraapia. enne kui termoteraapiasse lähme, ma ütlesin ka naistele laagris, viimases laagris võib-olla siukse väikse lifehacki, et kuidas paremini uinuda. kõik oleme lapsed olnud ja enamus meil vedas, et meile loeti unejuttu ette ja unejutt ju tegelikult uinutas meid magama või me jäime magama lastena. ja mingeid aastaid ja ega sa ei soovitanud minu loengut kuulata? ei, aastaid tagasi ma hakkasin koos lastega Vikerraadio unejuttu kuulama ja järelkuulamist, et mitte, et ma panen 20:45 ja ei oma tähtsust, et kus ma ööbin, mis riik või mis raha, ütleme nii, kodus või reisil või kooli tõttu või ma panen alati endale unejutuga siis, kui ma olen üksinda. ja see on nii kihvt, et kuidas ka väljaspool kodu see toimib, et paned käima ja see on hetkega magad. ma nii või teisiti nii-öelda olen kiiresti magama. minu loengud töötavad ka. sinu loengud ju ka, aga ka kodus on nii, et me kõik kuulame unejuttu, kui me jääme magama. et proovige erinevaid vahendeid, et ei pea olema tablett. aga äkki ongi selline, et sa viid ennast tagasi lapsepõlve, kus oli sul midagi, mis pani sind magama. tabletist 2 sõna, me vist rääkisime laagris või kusagil, tuli sellest melatoniinist juttu on ju, siis ma küsisin ka, et keegi või oli see mitte laagris, vahet ei ole, ühesõnaga keegi küsis, et aga minu peal üldse see melatoniin ei tööta. ma mõtlesin, aga kui suures annuses see laagris vist, et tema annus on ju marginaalne, et me läheme alla 3 milligrammi, et ei, et suuremas annuses ta töötabki vastupidi. no vot, ja mina arvasin, et kui ma võtan rohkem, et siis on nagu toime parem. ega tal soovitati seda võtta rohkem. no seda enam, et ebaadekvaatne. muide, vot siin ongi nagu see koht, et meil on olemas perearstid, aga perearstid ei ole endokrinoloogid ja ei ole ka toitumisterapeudid. ja siis nad annavad soovitusi, ma ei tea, kust võetuna on ju. siis meil on olemas eraldi endokrinoloogid, kes ei ole toitumisterapeudid ja ei ole füsioterapeudid on ju. ja vot nüüd ongi see koht, et noh, ma ei saa mitte reklaamida meie 3 ainsust ja meie mida iganes ainsust, me oleme kehatoas on ju, meil on kõik olemas ühes kohas holistilise üksusena ja selles mõttes saame nagu seda asja teile rääkida täpsemalt. ma toon 2 märkust ära, et kõigepealt Mari Saaver, sa kirjutasid Riina loengut, peab väga hoolega kuulama, selle sekundi tuleb. ma võin öelda vastupidiselt, et kui ma hakkasin Riina loengut 4 aastat tagasi kuulama, mis oli seotud roomdiagnostikaga, see oli pikk kursus 17 või 18 plokki. kuulasin ühte plokki 4 korda vähemalt, sellepärast ma jäin magama, mille pärast. Riinal on teatud hääletase või tämber või herts, et kui ta sinna langeb, minu peal see toimub kui uinuti. ja siis ma sain teada, et ma pole ainus, et tegelikult inimestel on mõnele ma teen voice ja siis mõnele ma räägin hästi pehmed voice'id, et ütlebki, et ta teinekord vajab käima mu mingi pikema voice'i, kus ma olen talle midagi seletanud, siis ta jääb magama. me oleme erinevad, aga Kadri Kriis just seda tableti teemat, et tema enda kogemus oli selline, et antidepressant nii-öelda nagu aitas just teda, aga ta nii ilusti ütles ka ära, et aga see ei ole lahendus. see on, mina võin nende antidepressantidega rääkida, sest ma isegi momendiga võtan. aga ta ongi, ta aitab mul natukene selgelt mõelda ja kui sa siis suudad teha neid valikuid ja endale õige selle tee leida, siis on tast abi. ma arvan, et me võtame järgmise ausa jutu teemaks, tead mille või? see minu lembeteema. mikrostruktuur makrokaoses ehk kuidas lõpetada supersõjad. tahate sihukest eetrit, kirjutage siia alla. aga ühesõnaga te saite aru, et kortisolimasinad ehk meie neerupealised, mis on ka üks hästi oluline detoksi ja kehapuhastus ehk ta on meie nooruse eliksiir, kui te hoiate selle kortisoli taseme normi piires on ju. siis meil on vaja ja uni loomulikult ja toitumise koha pealt kortisol
kortisoli detoksi dieet või siis ütleme toiduvalik on hästi lihtne. kõik, mis on roheline, sööge rohkem ja mida tumerohelisem on klorofüll, mis iganes kujul vetikaid sööge ja manustage, pange neid asju, kus on B-vitamiini sees, kogu see spekter on ju B-vitamiinist. C-vitamiinile andke hagu, on ju, jällegi me räägime rohelisest. meil on liinadamise, fermenteerimise liinalaager tulemas aprilli lõpus, tulge õppige need asjad ka ära, sest et ka rohelist ei ole praegu kuskilt. karulauk juba on. karulauk juba on üleval. jaa, karulauk ja naat. mul on raamatus muide karulaugu kohta vapsi argument, nii et minge hakake seda korjama, mis siis looduskaitse all on, me oleme pannud. ei, sa võid enda tarbeks võtta. okei, kui sa ei lüüa. kui pestot ei tee, ei müü. okei, nii, ühesõnaga, et me saame toiduga kaasa arvata, noh natukene ka kaasa aidata. toitumine ei lahenda kortisoli, veel kord, me ei saa kõikides asjades ainult toitumisega peale lennata. see on nii väike osa. see on kortisoli puhul eriti on väike osa, näiteks insuliiniresistentsuses on tõesti toitumisel väga suur osa. aga kortisoli puhul paraku supersõjad tuleb ära lahendada, aga nüüd me saame, nüüd tuleb siis see hashtag termoteraapia. sa räägid juba oma selle hertsiga, ma juba tunnen, et silm läheb. see ongi see koht. ma tulin veel Anneli laua peal ka. see on natukene siuke madal peal laul. see on nii nagu vaata, kui Pärnus ühes laagris lava peal, kui Nelli hakkas rääkima onju. ja siis ma tunnen, et issand, ma enam ei suuda, silmad lihtsalt vajuvad selle lava laudadel. Nonii, ühesõnaga, aga mida tahab see kõrge kortisoliga ära kurnatud neerupealne? termoteraapiat. igas võimalikus vormis, küll limpra, punatekid ja muidugi muda. ja milline muda? soojaks tehtud muda. jätame siis meelde sõna termo, et kortisol ja kõik see, et kui me tahame seda korda viia, kehast ka välja viia, siis me võtame appi soojuse. räägime inframatist ehk termomatist ehk tekist ehk mida iganes tal veel heal lapsel mitu nime. ja nüüd minu küsimus on järgmine. kas teil kodus on olemas soojamatt, infratekk, mis tal veel mida iganes kokk on. jah, kas teil on olemas kodus siukene lahendus? nii kaua kui kõik vastavad siin, siis ma räägin sellest väljakutsest paari lausega. räägi. siin kuu aega tagasi hõiskasin välja, et teeks termoteki väljakutse, mille pärast inimestel on, paljudel on ostetud see ja nüüd on need vööd ka, aga ostetud on, aga kasutamine on vastupidiselt nagu peab. ja meil oligi väljakutse nüüd kolm nädalat. seal oli pea 100 inimest ja kes oli grupis, kes tegis grupiväliselt, et paljud inimesed ei taha nagu olla kuskil nii-öelda oma nimega. ja mida ma nägin või mida ma sain sealt teada, on see, et inimesed vajavad seda momenti, et nii nagu vanasti olid padjaklubid või olid nagu kokkuhoidmised või kokkusaamised. et kõige populaarsem tagasiside, mis ma sain, oli see, et tänati selle väljakutse eest sellepärast, et nagu kommuunis tehti või tehti nagu grupisiseselt, et üksinda ei teeks niimoodi, et teeks korralikult 3-4 korda nädalas, et see, et oli väljakutse, siis oli nagu soov seda teha. aga nüüd on nüüd agapool, ma tulen kohe miinuspoole juurde. kuskil on mingisugune grupp, kus levib informatsioon, et kuidas tekki teha, et teha iga päev ja teha selliste kraadidega ja kui ei higista, siis panna juurde ikka kraad ja siis juua seda vett, kus on need kõik ained sees ja siis üks päev üks tüdruk küsis minu käest, kas termomatt ei sobi mulle või? Ütlesin, mille pärast? no kui ma teen, siis tekib efekt nagu põiepõletik. laienda nagu seda mõistet, et kuidas on. no siuke tunne, et tahaks kohe pissile minna kogu aeg onju. ja siis ei just, aga pissit ei tule nagu. ja siis, aga mis juhtus, oli see, ma küsisin, aga räägi mulle, kuidas sa tekki teed. ja siis ta rääkis, kui kõrge temperatuuriga, kui mitu korda nädalas,
ja mina vastasingi kohe jälle arrogantselt või ülbelt, vot nii ei tohi teha. Ehk kui te ostate endale midagi koju, siis palun uurige nagu, et ärge uskuge, ma ei tea, mis kuskil Facebooki gruppides räägitakse või mida sõbranna ütleb, et selle teki challenge'i mõte oligi see, et inimestele nagu öelda, et tõesti, miks tuleb neid Riina poolt välja töötatud võideid kasutada, miks seda peab tegema, miks tohib ainult nii mitu korda nädalas teha ja nii temperatuurid, et miks tuleb võib-olla veel temperatuuri alla viia, alla lüüa. Ehk Anneli nüüd lümfisüsteemist teile päevi, nädalaid rääkida täpselt, et lümf tahab puhata ja sellepärast ongi ainult teatud arv kordi, mis võib teha tekki ja kui te käite ühes samas nädalas saunas või vannis, siis tulebki nüüd leida see balanss, et iga päev ei oleks midagi kuuma, vaid et olekski 3-4 korda nädalas. Et võib-olla ütlen need inimesed ka ära, kes saavad auhinnad, et me et auhinnad ma valisin selle järgi välja, et kes siis saatsid mulle pildid ja kes tegi ühe suurima muutuse, kõige suurima muutuse tegi kindlasti Kadri Kriis, kes läks ka samal ajal toitumise peale ehk Kadri, et sinu puhul ma võin öelda, mida ma olen ka korrutanud, ei aita ainult sellest, et sa tekis käid, vaid ka toitumist peab vaatama. Tekk ei ole imeravim, nii nagu ma ütlesin, ta ei ole üks nendest džinnidest, et sul on nüüd olemas ja lähed sinna sisse, ta nüüd muudab. Ei, kui sa tarbid alkoholi edasi, kui sa sööd halvasti edasi, kui sinu eluviis on istuv eluviis, siis tema ei anna sulle seal erilist mingit positiivset muutust kehale. Ja Eerika Lepikmäe, ka sinule on auhind ja Henri Treierile ka kindlasti on auhind. Wow. Et mina tegin sellise challenge iseendale, et naha siis nii-öelda nahka hooldasin, et nüüd oli eile ju esimene ilus siuke nii-öelda suvepäev, mitte kevadpäev. Et mina ju tegin täiesti seda, et kui tuleb need ilusad ilmad, et nahk kiiremini päevituks, et tõesti oli see, et eile olin bikiinides ja nägu ja jalad on kohe pruunimad, et tekiga saab erinevaid asju teha. Et ei ole ainult lümfisüsteemi toetamine, senosprobleemid. Oota, ma räägin sellest. Ja, aga me saame ka nahka nii-öelda toita selle jaoks, et nagu suve jaoks, et ilusam päevitus oleks. Ja minu jaoks on tähtis ilus päevitus sellepärast, et siis nahk ongi tervem ja paistabki tervem välja. Aga tekiga tõesti, võtan selle kiiresti kokku. Liiga kuum ei ole hea, liiga palju kordi ei ole hea. Ja ei ole ka hea see, et ei tea, kuidas tekkidele teha. Et mina hõiskan kindlasti maikuust välja uue teki väljakutse ja seda sel põhjusel, et inimesi veel kord koolitada. Ma just tahtsingi öelda, et aga siis me lisame sinna veel asju, sest tohib korraks, kuna sa liitsid mind sinna gruppi ka. Mind nagu huvitas, milliste eesmärkidega rahvas tuli sinna challenge'isse ja oligi kaal ja nahk, kaal ja nahk, nahk ja kaal, kaal ja nahk. Ega noh, minul oli lõõgastus. Okei, lõõgastus ka. Aga esimene asi, mis ma tahan teile öelda, et tõepoolest mina küll teistes gruppides ei ole, ma ei oska kaasa rääkida, aga nii palju kui mina saan neid küsimusi tekkide kohta, siis ongi päriselt ka. Teeme nüüd nii, lepime sellise asja kokku, on aus eeter, on aus eeter. Teeme nüüd nii, et kui keegi annab sulle soovituse, teed teki nii, pane pottu, ma ei tea, 8 keeda veel parem kui 120 ja läheb kõik keema, on ju. Küsi palun, kes sa professioonilt oled ja kui see inimene ei ole A, lümfiterapeut, B, füsioterapeut, kehaterapeut, siis palun ära kuula, mis ta räägib, nagu päriselt. Sellepärast, et mina ei kommenteeri neid asju, Nelli ka ei viitsi enam kommenteerida, me ei kommenteeri enam teiste, vabandust, sitta soovitust, mis teile antakse. Absoluutselt on ju. Aga nende vastust, mis ma olen näinud, et nende küsimustele vastamine on täiesti mõttetuks läinud. Mille pärast, sellepärast ma vastan ära ja 2 nädala pärast tuleb sama küsimus. Aga miks ma siis ikkagi ei higista? Kuula nüüd, miks sa ei higista. Kohe me räägime sulle, miks sa ei higista. Et selles mõttes, et ma olen päriselt nagu loobunud. Ühesõnaga, mul siin tekkis üks mõte, kui ma seda kõike kuulasin ja siin oli võimalik tõesti. Me naistega klatsisime hästi palju Pärnu laagris ka, väljaspool igasuguseid muid programme. Klatsite mind välja? No me klatsisime igasuguseid gruppe ja ma ei tea, mida veel tüüpe on ju, kes targutavad ja pakuvad tekikoolitusi.
kohta sa lähed koolitama, kui sa ei ole sellega tulge Pärnusse. Tulge Pärnusse. Minu Meil juurde. oli mõte, et me teeme uue sarja termoteraapia koolitusi. Ma ei tea, kas me jõuame maikuuks selle programmiga valmis, aga vaatame. Sellepärast, et kas te teate, mida saab termotekiga veel teha? Hästi palju asju. Absoluutselt. Kas keegi on meie seltskonnas saanud neid, vaata sa ütlesid, sa läksid ka sellesse glüko ehk siis selle insuliini resistentsuse profiili. insuliini selline, Ja enam õnnest ei ole. õige, ka insuliini ehk siis eeldiabeediga on ka võimalik ära mängitada tekiga nii, et sa saad neid normi. Ja seal on toitumine 100% peab Absoluutselt. olema. Nii kui Teine sa asi. natuke teed, nii natuke. Just, teine asi, düsbioos, minu meelest meil oli seda profiili. Mina sain sellega mul insuliini düsbioos. Täpselt samamoodi, oksüdatiivne stress, tere tulemast tekilaagrisse on ju ja nii edasi. Aga kõigil profiilidel on erinevad võided. Aga see detox on nii hea. Täpselt nii, aga on erinevad võided sellepärast, et need seisundid, nagu ma ütlesin, et meil võib sümptomaatika olla sama, aga sisend sellesse sümptomisse oli erinev ja nüüd ongi see koht, et kui me räägime lõõgastusest, me räägime oksüdatiivsest stressist, me räägime kõrgest kortisolist, me räägime millest iganes veel, meil on seal võib-olla ühte tüüpi võided, sinna me ei lähe košmaaritama keha selle, ma ei tea, kasetõrva või mingi pipravõidega, on ju. Aga kui meil on insuliiniresistentsus, siis on hoopis teine valik erinevaid võideid. Ja miks ei või ilma võideta käia kuumas tekis? Siin peame vaatama nahepõletust, mis see tekk võib Täpselt, sest et meie järgmine punkt, millest me käime kiirelt üle, on nahk ja kevad ja kuidas me saame seda hoolitseda. Okei, siin oli paar küsimust. Kersti Aru, kui tihti võiks kasutada infravööd? Ma ei ole kunagi infravööde kasutanud, aga kui ma panen ta sinna, ma ütleks maksimum 3 korda nädalas. Et ärge nagu tehke selles mõttes, et asjadest üle. Et tõesti, ma pean ise ennem seda infravööd saama katsuda, kui saada sellist adekvaatset tagasiside üldse anda. Tohib, ma ütlen ühe enda arvamuse. Miks sa arvad, et kui sa mõjutad keskkohta, sa lahendad teemad ära? Alusta jalgadest. Mina näen ikkagi seda, et kui meie keha ja eriti see lümfi liikumine algab jalgadest, mida sa selle keskkoha, mida sa selle vööga teed? Ei ole nii, et sa põletad oma pekirasvad keskelt ära, ei, nii see ei käi. Mina pigem ostaks teki ja kui ei kannata käia, mine poolikult sinna sisse. Võta pool keha korraga. Et selles mõttes ma tahangi sinna jõuda, et selles mõttes, et kui sul on see vöö, ma panen siis lähen tagasi lapsepõlved, need soojakotid okei, et selg külmetab, paned ta peale, et ta nagu selga soendab, eks ole. Aga mis ta siia ettepoole teeb, Kortisoli kõhtu ta ei lahenda. Ja ma tahangi sinna öelda, et ta ei lahenda neid asju, mis lahendab tekk tegelikult. Järgmine asi, et Merlin Heenlek küsib, et kas või mis vahe on, kas tekki teha hommikul või õhtu. Mina vastan nii, Riina ja Anneli vastavad oma vastusega, et siis meil ongi hea arutelu. Praktikas ma võin öelda seda. Hommikul on väga hea see, et sa saad pikendada esiteks oma und seal. Seda olen ka mina teinud ja mul üks klient teeb reaalselt niimoodi, et ta ärkab iga vara ülesse. Ja ta läheb tekki sisse ja magab edasi. Teine asi on see, et hommikul sul ei ole tekkinud neid päevaprobleeme või päevamuresid, et sa oled nagu tühi pea, kui sa oled öösel maganud. Võib-olla keha võib olla siis lahtisem. Õhtul nüüd, kui sul pole võimet lülitada ennast välja ja lõõgastuda tekkis ja sa oled veel müra seest, et teed seda tekki ja sa mõtled kõigile selle peale, mis päevas toimus või mis jäi tegemata, sa oled keha nii lukku ajanud, siis ei pruugigi juhtuda see, et seal tekkis toimub lõdvestus, sest tekkis peab toimuma lõdvestus, et toimuks keha nii-öelda puhastamine. Ehk et ei ole sihukest asja, kas hommiku ja õhtu tuleb vaadata ka sellest, et kus sa täna tegelikult oled või mis sul on hetkel. Ja see on üks asi ja mina vastaks selle peale nii, aga mina ikkagi läheks jälle seisundi põhiselt, et kui meil on ikkagi kortisoli teema, kui meil on läbipõlemine, oksüdatiivne stress, need asjad, siis mina pigem sätiks selle õhtu poole ja prooviks selle keha maksimaalselt uneks ja selleks samaks täpselt nii kasvuhormooni aknaks ette valmistada. Kui me räägime, et on insuliiniresistentsus, düsbioos, võtaks teistmoodi, mina ütleks nii, tulge meie adekvaatsele koolitusele, kui me selle välja hõiskame. Me alustame selle termoteraapiaga, nende ringidega uuesti.
toome sinna ka selle muda sisse, aga point on selles, et te olete kõik erinevad. jah, ma tahangi sinna jõuda, et ja tule ja määrame sinu profiili ära ja proovime ka sinu seisundi ära lahti Saite sellest muukida, paremini. täpselt nii on ju, ja me teeme seda holistiliselt, me ei ütle sulle nii, see 80 kraadi tekk on ju ja iga päev 2 korda. mulle meeldis Katrin Kaljumäe tagasiside, kes ütleski, et tal uni paranes ja ongi see, et see stress vähenes, eks ole. Eli London, sinule ütlen niimoodi, et kas detox laagris räägite ka teki teemadest, me teeme seal Anneliga ja ühte töötuba, mis on seotud tekiga. Ja sinu küsimus, kas see 45-50 kraadi, siis me ei saa seda öelda niimoodi, et 45-50 kraadi. Ennem peab sind nägema, mis on sinu profiil. Et temperatuur, mõnel on isegi olnud olemas, sellest on 40 olnud, aga keskmisest me hakkame 55, et me tegelikult üles sealt ei tõsta, pigem me läheme allapoole. Aga tule ja tõesti proovime sinu individuaalse paketi kokku panna, sellepärast, et veel kord, ma tõesti vahepeal jõudsin niukse paguni endale hankida nagu toitumise endokrinoloogia. Täiesti puudub diplom minu seinal, ütleme nii. Aga ei ole nii, et võt nüüd palun sulle ja nagu ma ütlesin, et tegi põie ja anna minna, on ju. Mõnele ongi vaja ka toitumine lahti seletada ja mõnele on vaja absoluutselt see, et kuplialune klaariks lüüa. Et ma tahaksin tekist veel ütelda seda, et mina, kui me räägime ausalt seda, siis mina teeksin hommikul ainult hästi lühikest aega, maksimum 20 minutit. Et see on selline, millega äratame oma organismi ülesse. Kurat, no mina ei saa, mina pean õhtul minema, sest et kui ma veel hommikul veel äratan, siis on ikka puuta pekis. Ei, no sinul ei pea, see on kõik individuaalne. Ma räägingi. Ja õhtupoole oleks selline pikem see, et sa saadki lõõgastuda. Mul on vaja õhtul pidurid peale panna, saad sa aru? Ja nii ei saa tekki teha, mul on tund aega vaba, ma tõmban tekki. Ei, siis ei tee. Siis paneme jalad sinna sellesse soolavanni on ju ja on asi nagu lahendatud. Aga ehk siis veel kord, palun tulge ja igaüks õppige endale oma termokäsitlus ära. Ma ütleks, et fenomenaalne asi on see termokott. Minu jaoks ta ei ole uus asi. Meil nõukaajast oli veel soojateraapia ehk siis sama termoteraapia üsnagi levinud igal pool ja iga seisundi puhul kasutatav. Nii et ühesõnaga termotek on viimase peal lahendus. Tule õppi seda õigesti kasutama, enda jaoks õigesti. See on tõesti, aga lihtsalt, et teda tuleb õieti käsitleda. Enda jaoks, mitte see. Ta tuleb enda jaoks tööle panna. Absoluutselt, enda jaoks. Ma olen ju raha välja käinud tema jaoks. Sellepärast, et järgmine koht on nägu ja sa ütlesid, et challenge'id töötavad inimeste puhul. Käi mulle korra need pakikesed siia poole, ma hästi ei saa. Proovime lühidalt kõike nüüd. Proovime lühidalt teha. Ma juba tahaks sauna minna. Naised, mul on teile kahele ettepanek. See on see, kui tavaliselt visatakse kindal, mina viskan teile pokid. Nii, siin sees on uus näomähis. Ma pean siia peale Nelli, et Anneli võtta Pärnusse teha. Ma pean endale panema ka. Siin on uus näomähis, me mõtlesime talle ka nime välja. Ta nimeks sai Hyalurose and Prebiotic Wrap. Ehk siis siin sees on roosilillevesi, hyaluroonampe, laminaaria ehk siis vetikas, fucus, äbamoodi vetikas, turvas, helikrüüsum ehk siis käokulla ja siis jah, need on need taimeekstraktid, mis siin sees on. Siin on eeterlikud õli nagu wintergreen, roomakummel, lavendel, ilang, issand jumal, kes see on, aha, see on paganamast, nüüd ütlen nüüd raudrohi ja mürri. Mis ta teeb? Challenge'i mõte oli siis järgmine. Ma ei tea, kas me nüüd hakkame alkoholi poes aeg-ajalt käima, aga meil oli siukene mõte, et teoorias peale 6 ajalist kasutust peaksime mina, Nelli ja sina viinapoodi minnes, alkoholi ostes esitama passi. Kui hea õht sellel on. I did it. Seda kohe tahaks kasutada, jah? See on selline pehmem kui see eelmine. Muidugi, sest siin on väga palju veetikaid ja ta on prebiootiline. Ehk siis ta aitab ka kogu mikrobioomi siin ennast hästi tunda. Ja siin on sees ka hyaluroonampe
ja mis on nagu asja point. Mäletad, me ükskord rääkisime naistele, kui me ütlesime seda, näete, on siuke tunned ka, et siuke tummine on. Et aga me võime lümfimassaaži ehk siis lümfiteraapia teha ka ära siis, kui me oleme teinud endale nüüd lihtsalt näod ikka peavärised. Noh, ja kes ütleb, et pole aega. Mina neid teisi näomehesid, mis on light näomehesid ja mis on ka väga head. Mina kasutan autoroolis. Ma just tahtsin ütelda, kui te autoroolis imelikku naisterahvast näete, on ju. Mul on nüüd üks ettepanek, et kui Nelli valib nüüd ühe nime. Valisid, siis sellele tädile või tüdrukule või poisile, kes iganes on. Kas sealt grupist? Mul ükskõik, võib siit eetrist ka. Võtan siis eetrist, üks moment. Siis ma saadan paki samasugust asja ja tema võiks meiega ka seda challenge'it kaasa teha. Ja kes nüüd tahab selles challenge'is kaasa lüüa, siis ma arvan, et Nelli annab sellest varsti teada. Üks moment, ma proovin selle avada. No võt see nimi siit, ma ei tea küll, ma näen ainult musta ekraani, aga. Ma teen selle lahti. Kohest tuleb see nimi, Riina nägib edasi. Aga mul ongi räägitud, et selleks, et saada endale ilus päevitust, selleks, et tulla sellest talveunest välja. No ma panen siia poolda, kuju. Siis alustame sellest, et teeme korda oma raha mikrobiooni. Tema tahab turgutust saada, tal olid riided seljas, ta istus kuivas, köötud ruumis ja mis iganes veel. Ehk siis me koorime, toidame ja ergutame ja turgutame ja mina siis mõtlesin, et alustaks näost. Ja Eda Hallmägi on see isik. Aga siis teeme nii, et Eda Hallmägi kirjuta palun mulle, et ma oskan sulle siis seda pakki teele panna. Ja challenge'i detailid paneb siis Nelli ühel ilusal päeva välja, on ju? Kas sulle nii sobib? Jah, 1. maist. Oleks 1. maist või? Meil on vahepeal laager. Meil on vahepeal lamme, võime ka poolest aprillist minna. Ei saa, lähme 1. maist. Mis siis homsest ära on näiteks teha? Mis te lükkate ülehomse varna seda, mida saab teha juba homme? Okei, me tuleme pärast. Me teeme pärast laagrit ehk, et siis alates laagris lõiskame välja. Hoidke meie kanalil silma peal ja küll me siis näeme. Et ja tõepoolest, mina suruks siis seda mõtet ikkagi läbi, et kui sa tahad nüüd, nii nagu Nelli rääkis, ilusat päevitust, prinki nahka ja nii edasi, sul on olemas, Thermotekist juba rääkisime, aga järgmine asi ongi see, et meil on olemas ju erinevad võided. Ma praegu ei taha rääkida 2 uuest tootest, aga me vist peame seda tegema. Jah. Sest et ma juba ütlesin välja, et need on praegu veel ei saa, sest et meil oli vaja otsustada ära, kas meil tuleb kehakreem või tuleb kehaõli. Nii, oli välja pakutud, et otsustage ära, sest et Nelli vastus oli väga konkreetne, mõlemad tuleb teha. Et need, kes teavad meid päris hästi, oli nii kihvt lugeda, kes ütles, et aga kui Nelli peab otsustama, siis mõlemad kindlasti. No ja ma vahepeal sekkusin sinna, et kuulge, halloo, aga mis te arvate, mida mina siis vastasin, on ju, ja mitte keegi ei arvanud ära minu vastust, sest minu vastus oli see ja nii nagu Nelli ütles. Ehk siis mõlemad tulevad, et nendega saab loomulikult, nad on ka prebiootilised otse loomulikult. Aga point on selles, et teeme kõigepealt turgutame mida? Tuitu jäänud vereringet, absoluutselt. Ja selleks meie mähised ongi loodud, et võid nendega tekki minna, teki alla, teki peale. Aga näo stimuleerimise kaudu me saame ka üsna hästi sellega hakkama. Ja siit ka hästi kiirelt ma käiks juuste hooldusest üle. Kui me rääkisime, et seda mähist kasutada mitte ainult näopaali korrigeerimiseks, seda vaid ka üle pea. Siis ta stimuleerib mida? Vereringet. Õige. Millise vereringet? Täpselt seal, kus su juuksejuured on ilusasti ennast kinnitanud. Ma saan veel paksemad juuksed. Absoluutselt. Just. Ja, et kui juuste juures ma ütlen nii, et peanahku inimesed ei hoolda, aga tuleks hooldada. Et ma isegi olen uurinud peanaha kohta, et on öelnud ka teadlased, et selles mõttes peanahk on selline, mida inimesed ei mõtle, et ta ongi nagu nahk, et teda tulebki hooldada, et kui te tahate juukseid. See vereringe peab seal olema kogu aeg aktiivne, sest et ega juuksed ei kasva siit otstest, nad kasvavad siit. Ja samamoodi šampoonidega ostate poest, siis unustage ära, et seal mingi vereringe on. Kui te lasete šampooni otse niimoodi pähe, unustage ära, et seal mingi vereringe on, sest et nii nagu sai öeldud, tekitate klepeka efekti ja siis ta ongi seal tudus ja siis teil ei kasvagi need juuksed.
et ja pealegi, kui te kõiki neid juuksurisampoone ja poesampoone kalleid kasutada, mis juhtub, läheb kehasse senoöstrogeni, mis juhtub ja lähme siit edasi. otsige Rauma Akadeemia Youtube'ist, mul on seal täiesti normaalne pikk loeng selle kohta, mis on poekosmeetika ohud. 2 tükki on neil. Et juuksehoolduses ja mul oli väga hea meel, et siin viimases laagris tegelikult me saime ka näidata seda, et mis tähendab juuste koorimine. Et miks on vaja seda teha. Ja mul on fantastiline vahustatud kooriv sees. Sellega me tegime. Minul on ta sõnas mõttes 4-in-1. Ta on mul keha jaoks, keha koorimiseks, keha pesemiseks, juuste pesemiseks, eriti peanaha koorimiseks, sest et veel kord me kanname siiamaani veel natukene mütsi, seal mütsi all on igasuguseid asju, on ju. Ma ei pea täisid silmas. Mina võin näite tuua, tõesti, eks ole, mina üle 6 aasta käisin nüüd juuksuris ja lasin juukseid triibutada, sest halli on päris palju, et siis see triip nii-öelda nagu teda katab ära. Ja mis oli, kõigepealt juuksed läksid väga elektrit täis, nüüd ma tean, miks inimestel lähevad juuksed elektrit täis. Pluss see, et kui mul tõesti poesampooni või juuks, issand, ma taastasin oma peanäkka. Aga see ei ole kõige katastroofilisem, sest et me teeme ise sampoone, me teame, kuidas nahka saab tagasi normaalseks ja juuksed normaalseks. Aga tõesti, kes on värvitud juustega ja te peate, ma ei tea, triigitama, kasutama mingid vahendid, siis tegelikult selle ise tehtud sampooniga teatud õlidega ma nägin, et võtab ära selle elektri. See on nagu üks asi ja teine asi, noh, ma ei tea, minul on küll oma juuksuriga, ma käin ka seal väga harva, no natukene sagedamini kui 6 aastat on ju. Aga meil on siin, mina tuleb pestud juustega. Ja noh, ta teeb siis nad niiskeks või vajadusel, aga nii on, mina näiteks ei kasuta poe šampoonis. Et juuste ja näo ja kogu keha naha hooldus, eriti siin kevadel, me ikkagi räägime, fookuses on mis asi õige vereringe. Taastame mikrobiomi, taastame vereringe, sellepärast, et ta oli talveunes. Olid on nii palju katteid peal kogu aeg. Katteid oli peal palju, kuiv õhk oli toas. Käite saunas ja igal pool, et selles mõttes, et tänase päeva võin öeldagi, et okei, me võime neid saunamütse kasutada, ei, neid ka ei kaitse. Ei, sellepärast mina olen nagu tekifänn, et ma ei pea kuumutama oma pead, mulle saunad meeldivad. Me teeme ka väga sükest mõnusat sauna, meie saunades ei ole kunagi üle mis iganes kraadi. 65 on see. Ja, et ta on süke pigem hammam on ju. Aga tekis on see case, et sul on pea väljas. Nii et minul on küll tänaseks kõik. Nüüd järsku see otsa. Vist küll jah. Kõik läks tüüdaks. Riina leidis ülesse kaba endas korraks päeva jooksul, tal on ühe korrale jääb ülesse ja siis ta leidis praegu. Ei, ma lihtsalt sain aru, et meil on muda jutud ja need on sinu jutud, mina olen kõik ära räägid jokka. Eli London, see küsimus, mis sa küsid, millest juuksed lähevad halliks või tuled laagrisse nagu nii, et KKK seal saame sellest rääkida? No ma võin rääkida, millest mul läksid üle halliks ja nüüd ma nagu väga hall ei ole. Aga mina võin ütelda, et kui ma nüüd ise tehtud sampooniga pesen, siis mul on juuksed hakanud tumedama. Jah, lähevadki. Sest et oma värv tuleb tagasi. Ja jällegi see värvipigment ei ole, ta ei tule kuskilt sult, ma ei tea, juuksekarva seest. Jällegi me räägime, et see vereringe siin on ju, jaa. No nii, muda jutud. Mis me mudast räägime? No räägime aga õigest või? Tulge laagrisse. Ja seal ei ole mitte ainult muda jutud, vaid saate selle muda enda peale ära mäkerdada ja... Et jah, et laagrites me teeme neid mudaprotseduure. Ma annan teile väikseid nippe, kuidas seda võimalus üldse kasutada on. Tegelikult tal on nii palju võimalusi igat pidi on ju kasutada, et ei ole sellist kindlad, et kindlasti pean tegema niimoodi. Aga tal on kindlasti mõned oma sellised väiksed vinkad, mida me ei tohi taga teha. Aga mida üldse ei tohi? Süüa. Tubli, aitäh sulle. Ma tahtsin seda öelda. Inimesed katsuvad viimasel ajal suhus panna igasuguseid asju. Ja näo peale ei tohi panna pikalt hoida, nii nagu mõned praktiseerivad. Pikalt ei tohi, kui te panete näo peale, siis me näitame seda. Kuidas teha? Ma arvan, et
meil tulevad ühed kihvtid koolid. ja meil tuleb, vot väga põnev asi, et me hakkame Pärnus kõigepealt on ju. ja. tegema mudatuba, et kes tunneb huvi, saab meile juba vaikselt kirjutada. Pärnakad ja mitte ainult pärnakad. põhjus Pärnusse minna. Taas. või kui te leiate endale sellise väikse pundi, lendame ka kohale. üle Eesti. jah. me oleme nagu reporter. mina tulen sinna saama protseduuri, et minu peal saab praktiseerida. okei. mis mõttes sinu peal? see on ikka see, Riina tõmbab mulle kaardi töö tegemine. mina pean teie ainult möödast võtta. muide, me oleks pidanud eetri alguses ka kaardi tõmbama sinna, et mingid täiskuud, värgid, särgid. ja, aga ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, et tõepoolest nii nagu me eetrit alustasime, siis termoteraapia, mudateraapia, töötoad, isegi mitte töötoad, õpipäevad. me mõtleme selle formaadi välja. seal on ühe päeva jooksul võib sul olla mitu praktilist töötuba ju. et selles mõttes see on asi, ma ei saa öelda, et ta on keeruline, aga tehtav ja need nipid on vaja lihtsalt endale selgeks saada ja ongi kogu lugu. ma tegin kogeda on vaja. kogeda, jah, täpselt. kodus selle mudavanni, millest sa rääkisid, ma saatsin sulle pildi ka. räägin jah. ja see oli nii super lümfitoetus, et ma lihtsalt pissisin, et mõned teavad juba, ma naljaga räägin, et on lümfipiss ja on tavaline piss. et lümfipiss peab toimuma. on sorr. ja, et sa tead seda, et siis nagu süsteem. hommikusorr. aga paljud ei töö, kas ta hommikusorri, nii nagu väikestel lastel on see hommikusorr, no jäävadki sinna poti peale. aga lümfipiss on siuke tore piss, et kaif on see, et sa tead, et jess, toimib asi. kõik asjad. see ei ole mitte siuke sirts ja sorts, vaid see on sorr. jah, nagu kastasmuru. kas ma ütlen ka seda, kus koha peal selle alguse sai või? Need, mis Pärnus juhtuvad, jäävad ainult Pärnusse. täpselt nii, sest meie laagrite moto on see, mis oli Vegases, jääb Vegasesse. aga mina ootan väga neid üle Eesti mudapäevi. nii muda kui tekki, et kui teil on tekid ja te ei oska mitte midagi nendega teha. või meie jutu peale olete nüüd ära ehmatanud ja ei tee. ja kutsuge, me õpetame teid oma tekki kasutama. et mis ma siin ikka kokkuvõtteks ütlen. kusjuures selle mudaga paljud emad tahavad oma lastel veel igast asju katsetada. aga mina ütlen nii, kõigepealt õppige asjad selgeks ja siis katsetage. aga siin Anneliga ma konsulteerisin, et kas ma oma 13-aastasele tüdrukule võin teha muda. et teeb palju trenni ja koolis on palju ja tead, ma panin talle peale, et täis relax oli tal. tema lastimata, et temale ma julgen soovitada, sest ma tean ta ema kogemata. ja ega see pere ei saa teistmoodi olla siis ju. ja temale ma julgesin suvida, aga muidu jah, ka alla 14. mina tahaks nüüd teki vahel mudaga minna. mul on ettepanek eetrit selgeks korraks. jah, ma tahaks sauna minna ära. aga lõpetuseks siis nii, et soristage kogu see hommikune sorr. vaadake üle kogu see voog, mis meil on siin praktilise aromiteraapia grupis. vaadake kehatuba.eu, seal te leiate laagrid, seal te leiate koolitused. siis meie need sügise asjad tulevad natukene hiljem, kui me oleme äkki ükskord ka koosoleku ära lõpetanud. aga siis termoteraapia, mudateraapia, et need koolituspäevad, kogemuspäevad, mida iganes, et need siis tulevad meil ilmselt mai-juuni või ka läbi suve, sest et kui on suvi, siis seal on mudaga kõige parem soolerdada. meil jäi üks loosime tegemata, kus oli see valikuvariant. aga Jaa. mul on nimi välja valitud, selles mõttes ma tegin ära, ma kirjutasin paberi peale ära. aga siis läheb teine komplekt. Inna Kongo, sina oled saanud selle komplekti. ja täpselt samasuguse komplekti, kuhu jälle see Anneli seal ära muidugi tassis, on ju. ja Helen Liirsalu, sina saad minu enda poolt saad eraldi kingituse selle eest, et sa kirjutasid, et sa juba Saaremaalt see nädalavahetus korjasid endale karulauku. kohe näha, et inimene hoolitseb oma tervise eest ja jagab seda ka teistele. ütle korraks veel see nimi, Inga. Inna. Inna Kongo. Inna Kongo, kirjuta palun ja siis saad selle auhinnakese ilusasti kätte. jah. kas meil on veel vaja nüüd loosta? ei.
siis on hästi. siis oli kõik, see ei olnud siis või? on järgmise korrani. järgmise korrani. aitäh teile kõigile ja minge siis nautige oma igasuguseid protseduure ja valmistuge heaks uneks ja mõni hakkab tööd tegema. näeme järgmine kord.